Tere head kuulajad, Rannavõrkpalli podcasti teine osa ongi jõudnud kätte. Märtsikuu on jõudnud kohale ja stuudios jätkuvalt samad 5 meest, kes jätkuvalt on Rannavõrkpalli armunud ja jätkuvalt on ka omavahel head sõbrad. Urmas Piik, tere Urmas. Tervitus. Mart Iisar tema kõrval, tere Mart. Tere ka minu poolt. Nils Rõõka, tere Nils. Hei, hopsti. Ja Kusti Nõlvak, tere Kusti. Tere. Mina olen jätkuvalt Karin Aldo ja alustame kohe päevakajaliste tähtsate uudistega. Meil on sündinud 2 uut asja. Esiteks on sündinud Mardi kallile abikaasale Evele poeglaps. Palju õnne sulle. Aitäh. Kui enne sa magasid vähe, siis kas nüüd enam üldse ei maga? Ei, ma enne magasin väga hästi ja nüüd magan oluliselt kehvemini. Mitu öötundi keskmiselt tuleb? Ei, tegelikult mul on okei. Ei saa kurta. Üllatavalt okeilt on kõik läinud. Kas lapse nimeks saigi Kusti, nii nagu eelmises podcastis sai sedasi koos arvamust avaldatud? Ei, Eve ikkagi ei olnud nõus. Ja et jäi esialgne plaan. Poiss on Otto. Otto. Ja nii, et Moona sai omale väikese venna, kes on Otto. Jah, Moona ja Otto. Segapaaride turniire toimub ju ka palju, nii et ega selles suhtes tulevik on roosiline. On, tulevik on ilus. Mis me veel sündinud on, Mart, mis sa arvad? No minul ei ole rohkem midagi sündinud. Sellel ma hoidsin silma peal. Selge. Aga kas on sündinud meil äkki midagi podcastiga seoses? On sündinud. Meil on sündinud podcasti nimi. Me tegime suure konkursi. Me ise küll arvasime, et see on väike konkurss, aga tuli üle 50 inimese, kes nime pakkusid ja üle 100 erineva siis nime. Kusti mäletab ka kindlasti, kes kõige rohkem erinevaid nimesid pakkus. Ei mäleta. Kristjan Kuresson. Seal oli 1000 nime isegi võib-olla järjest. Ükski neist hea ei olnud. Need olid väga halvad nimed, sorry Kristjan. Kes kindlasti kuulab, et... Jah, aga vähemalt oli hea pingutus. Jaa, pingutus oli tugeva, aga tulemus... Ma ei tea, kui suur see pingutus oli, sest tõenäoliselt ise neid välja ei mõelnud. Tõenäoliselt, jah. Ja me siis jõudsime lõpuks väga erinevalt huvitavate nimedeni. Ma olen teinud siin ka top 5 nendest, mis ütleme ei mahtunud esiviisikusse, aga väärivad välja toomist. Esimene minu arust on 5 häält saanud Martti Soosaare pakkumine Volle Vaaglaid. Aga see ei kuidagi ei tundnud sümbioosi siin meist keegi. Kahjuks. Kes need 5 häält olid? Ma tahtsin sama küsida. Martti ise oli selle poolt, aga ma arvan, et ka Varro Vooglaid võis seda hääletada, aga ma ei tea, kas ta Rannavõrkpalli grupis on. Teine minu arust hea nimi oli Vollare OO. Siis me oli You Sand of a Beach. Kui algus kõlab kurjakulutavalt, aga siis on 2 vahel ei kuku. Minu arust sükke ka. See on hea, kui ei kuku. Aga samas kukub ju minu arust. See ei lähe kokku lihtsalt meie saate teemadega. Aga väga hea nimi ja viimaseks ma tõin välja lihtsalt Volli. Tere tulemast vaatama saadet. Oli ka hea pakkumine peaks. Võib-olla eriauhinna saatma sinna ka. Aga aitäh siis kõigi pakkumiste eest, et 4 meest ja poiss Vollest oli ka. Et seal oli vist mõeldud, et Nils on ka saates. Ja täna jälle. Aga see kõigi erinevad. Eksisin ära. Ja tegelikult, mul tegelikult 2 tükki veel, väga vaatan, nüüd tuleb juurde kogu aeg. Rannapiiga kuula mind ja pane hästi tähele. Hea lihtne öelda kohe niimoodi. Viimane oli päikesejänkud. Nii, aga nüüd me oleme siis jõudnud esiviisikuni lõpuks. Ma vist pean sinna 30 klubisse jõudma, et ma saaks ka teie naljadest aru. Praegu on veel keeruline. Sulle tundus kõik väga head nimed, on ju? Vist küll. Võta üks ja nii, aga ja meil on siis top 5 koht. Palju õnne soovime Sander Jakuunile, meie ka tublile Rannavõrra sõbrale, kes on meid kõiki vist mingil määral kuskil aidanud ja Urmasega ka mänginud viimasel turniiril, vedanud Urmas A-tasemel pronksile. Nii et Sander, tema pakkus siis Skyball, see sai 11 häält. 11 häält Rannavõrkpalli grupis Facebookis me selle hääletuse tegime. 4. koht Rannavalve ja pakkujaks Kaur-Erik Kais, meie Eesti rannavõrkpallur. Tervitan tedagi, ta on nüüd saalist teinud nii kõvad saavutused, et ei teagi, kuidas ta randa tagasi tirida. Pärnu meeskonna ridades väga, väga võimas esitus, kogu talvik löödi pikali. Isegi Urmas vaatas saalivõrkpalli mängu. See oli ka... Vaatasin teine mäng see hooaeg. See oli täitsa hea mäng ja Pärnu tegi ägeda üllatus. Ja Kaur-Erik Kaisi pakutud Rannavalve sai siis 16 häält. 3. koht Liivak käest, Kadri Lahi minu arust oli see, kes selle pakkus 17 häält.
Mikasa Suakasa, Marii Männiste, väga selline omapärane nimi minu arust, mis ka tegelikult oli päris see oli äge. Seal on jälle see, et kui on niisugune keskmine eestlane, tema jälle ei saa aru. Yeah. Et sinu jaoks see tundub iga päev, aga keskmine eestlane võib-olla nii kohe ei mõista. Ja esimene koht siis tuleb öelda ikkagi, et onupoja poliitika isegi on vähe öeldud, sest see on lausa vennapoliitika. Ja kõigile meile meeldis üks nimi, see on Kõrvuni liivas, 75 häält, kui Mikasa Suakasa sai 28 häält, siis esimene koht, Kõrvuni liivas, ma arvan, et see on jälle aplausi koht, Rein Tiisar. Seljavõit, võib öelda. Ja Mart, mis siis auhinnaks läks? Meil esimene saade oli see tegelikult jutu all ka. Jah, auhinnaks läks siis särk MM-ilt. Minu oma õnneks siis Reinul veab, et on tema nimi ka kohe siin selja peal siis kirjas. Et võib-olla selles suhtes läkski nagu õiges kohta. Ei pea ümber trükkima hakkama. Ja siis läheb siis Reinule, kallile vennale, et ma arvan, et õigesse kohta. Väga ilus. Keegi, kas ma ei mõtleks, Rein ise paks Kurguni liivas, aga see läks nagu minust juba nagu liiga, et siis hakkab paha hakkab juba. Võib-olla järgmine aasta on Kurguni liivas. Kurguni liivast. Aga Kõrvuni liivast tundus meil enne, kui me selle küsitluse panime tegelikult inimestele, me arutasime omavahel läbi ja meil kõigil, kui ma ei eksi, kas oli nii, oli kõigil tegelikult sama lemmik. Nii et see tuleb päris ausalt Reinule, et meile kõigile see nimi meeldis kõige rohkem ja ei olnud nagu küsimustki. Et me lootsime, et rahvas hääletab samamoodi ja nii tõesti läks. Nii et Rein, palju edu sulle, ma loodan, et sul ka eluleval suvel õnnestub mängida mõne hea rannavõrkpalluriga. Et selline hea võit võiks aidata sind kindlasti tugevate paarilistele millelegi vihjamata. Nii et meil on nimi olemas. Ma tahtsingi öelda, et Karl hakkab juba suveks paarilist otsima või no mis juba, võib-olla hiljaks jäänud, et igati õige tegu, jah? Eks mõtleme, et Karl peab ennast juba heaks võrkpalluriks. Ei, seda mitte. Ma lootsin, et mõne hea võib-olla saab, et eelmine suvidel ei läinud nii hästi, et võib-olla loosivõit aitab, äratab ka teistes inimestes rohkem huvi võib-olla teda kutsuda mängima. Aga meil on siis pandud täna soojenduseks valmis ka mõned küsimused. See või teine, nii nagu eelmine saade, võtame läbi. Meil eelmine juba tekkis mõnusat arutelusid, kas parem on trossistest, avaines, proovime täna edasi minna. Esimene küsimus meile kõigile on siis kas Helvi Kaaman või Moll Soorum ja Nilsist alustame. Ma arvan, mulle meeldib tegelikult Moll Soorum rohkem ikka. Kusti? Mina paneksin oma kaardid rootslaste peale, Aaman Helvik. Urmas? No Mart Kusti välja jätta, siis tõenäoliselt mu 2 lemmikut paari hetkel, aga ma valiks ka Moll Soorum ikkagi. Mart? Kui ma viimast seda eliidi finaali vaatasin, siis ma avastasin ennast, et ma olin ikkagi Moll Soorumi poolt. Seega võib-olla see vastab ära. Ma isegi üllatusin. Ma vaatasin ja siis ma avastasin, et ma tahaks, et Moll Soorum võidaks. Et see oli kuidagi nagu võib-olla lihtsalt sellepärast veel, et Aaman Helvik, nad tulid nagu praegu nii kiiresti sinna tippi jõudnud ja nad sõitsid üle sealt sisuliselt kõikides, kellega nad mängisid ja siis on nagu äge, et võib-olla see viimane samm on veel ikkagi nagu vaja teha, et oleks nad kohe nüüd Moll Soorumist ka üle sõitnud, siis oleks natuke nagu võib-olla küsimärki tekitanud või siuke natuke imelik maik jäänud, aga see oli nagu minust väga äge, et Moll Soorum seal 2 korda selle turniiri jooksul võitsid ja andsid väikse sellise ikka, et poisid, et nagu proovige veits veel, vaata, et see väga äge vastasseis tuleb sealt. Minul on see, et inimestena Moll Soorumit, ütleme, nende tegemisi rohkem jälginuna, nad isikustena võib-olla tööd rohkem praegu. Rootslased ei ole ennast võib-olla nii palju saanud näidata, need oli nii vanad veel, aga mängustil ikkagi Helvi Kaaman juba minu jaoks ka suurem ja tähtsam ja parem. Nii et oleneb, mida võtta. 1 miljard eurot pangakontole või olümpiamängude kuldmedal? Nils? 1 miljard eurot pangakontole. Miljard lausa. Seal, kus on praegu 4 eurot. Seal, kus on praegu 4 eurot. Tuleb 1 miljard juurde. Või olümpiakuld. Aga olümpiakuld on ka ilus. Aga ma usun, et ma võtan olümpiakulla, aga eks see jätab siukse kahtlase maigu juurde. See jätab kahtlase maigu juurde. Ei no... See on jumala okei, kui see... Ma ei ole kindel nüüd, kui päriselt on 1 miljard eurot võimalik saada. Ei, on. Praegu just tuli küsimus. Meil on ainult hiire nupu kaugusel see 1 miljard praegu kontole panna. No ma lähen selle oma hipi kuvandiga edasi, vaata, et mis see raha ikka on ja olümpiakuld ikka hammas medalil ja naeratus näol.
aga mõrumaik suus. Mõrumaik suus. Kodus see on mulda. Ikka nuudleid, ostad kiirnuudleid. Kusti, kummal sa lähemal oled olnud üldse? Ei saa võrrelda neid kuidagi. Ma võtaks 1 miljard eurot ja rahulikult jätkaks oma rannavale teed. See oli aus. Nii tahad sa muuta nüüd, kui... No mul ei ole ilmselt seda olümpiakulda kuidagi tulemas, nii et mul on natuke rohkem vaja seda soovida. Et olümpiakuld tuleb niikuinii, et saaks selle miljardi ka. No, Nilsil on 1 miljard euroga sama lugu äkki. Urmas. 1 miljard eurot, jah. Suht kiire vastus. Kuld ei... Ma arvan, et selle 1 miljard euroga võib-olla saaks päris palju panustada sellesse, et neid kuldi tuleks rohkem kui üks siia. Väga ilus vastus. Kas me peaks aplausi tegema? Ei pea praegu. Tundus küll, et ta lunitseda. Aga väga hea vastus tegelikult. Mart? Ilmselt läheb ka sinna 1 miljardi euro kanti, aga tegelikult ühtepidi on ikkagi, see võib olla päris suur stressiallikas, kui sul nii palju raha on järsku kontole, et võib-olla see ka tekitaks omakorda probleeme ja võib-olla polekski nii lihtne enam sinna. Kanna mulle. Ma ei taha sind selle stressiga ka, ma tahaks sind säästa, et ma ikka hoiaks kõik endale, et ikkagi ma ei hakka seda muret teiste jagama. Aga ei, ikka ma arvan, et Kusti vastusega väga nõus. Kes ei mäleta, siis kerige tagasi, et mis see Kusti vastas. Heliefektid tänapäeva Kusti Nõlak. Aga mina valin olümpiakulla, sest ma olen aru saanud ikkagi, et raha elus üksi ei tee midagi. Ikka emotsioonid. Meil on saadet täna ja ma pean rääkima. Meil on täna Taneli asemel on Ardo. Ja ta läks üle tunni, et ta lõpuks saaks kõik 5 meest kuidagi siia laua taha nii, et kõik need mikrofonid töötaksid. Ja tegelikult Kusti jõudis selle tunni aja jooksul juba ka põlve mul sügada näiteks. Et siin on, meil on tõesti teinud soojenduse ära, et see saade saaks täna tõsini ja me oleks valmis head kuuled. Aga võtame järgmise küsimuse. Kas Curly Strings või Terminaator? Austame teiselt poolt, Urmas. Sinu paarina Siim enne muist ilmselt Curly Strings ei vastaks siin. Jaa, selles suhtes ma pean ettevaatlik olema, mis ma vastan, aga mõlemad on sümpaatsed, aga kui sa just eelmise küsimuse vastamise lõpetasid emotsioonidest rääkides, siis ma arvan, et Terminaator on mulle ikkagi ka rohkem siin 20 aasta jooksul emotsioone pakkunud, et valin Termika. Mart? Ma võtaks Curly Strings, kes laulab Terminaatori laue. Võib panna nii või? Ikka võib. No näed. Aga nüüd pole Nilsil ja Kustil midagi vastata. Spoilers! Ei, oota, mis see küsimus? Pane uuesti. Curly Strings või Terminaator? Curly Strings kindlalt. Termiks on ikka kurb. Ainult kõik laulud on minu arust kurvad. Aga ilusad. Elu ongi ju vaja. Küll, aga nagu. Kui sul on ainult olümpiakuld, nagu Nilse tuli jälle sentigi raha. Tegelikult on päris kurvad, jah, et juulikuus lumi on maas. No mõtled rannavõrkpalluril. Mõtle, Curly Stringsil on 2. juuniks juba pruuniks, eks ole? Mis on Kustil palju reaalselt laulud. Palju rõõmsamad laulud. Ma valin rõõmsuse. Ja Nils? Ma just tegin Terminaator, üks vana bänd, ütleme põhimõtteliselt folkbänd Eesti, kui Eesti enne Eesti üldse alguse sai. See oli Tsaari Venemaa ajal juba, tehti muusikat. Nüüd laulda midagi. Ma mõtleks, Mardi vastus oli väga hea. Mulle kumbki väga ei meeldi, aga Curly Strings Terminaatori võtmes võib-olla huvitav, sest ma tean, et üks Curly Stringsi see kõige kuulsam laul ongi selle Mando Terrori poolt on tehtud üks Kättemaks, mis on nagu väga huvitav laul. Et kus on ka kuidagi miksitud omavahel midagi, et siis on Eesti muusikal natuke ka lootust, kui midagi algupärast muudetakse natuke. Läheb laulusaateks ära võib-olla, aga Mardi vastus oli tõesti, et ma hakkan mõtlema, et see Laula mu laulu oli vist saade kunagi. Ja siis Jaagup Kreemi laulud olid ühed kõige ägedamad seal ja täitsa uues võtmes nagu, et aga ma jään ikka Termika juurde, aga hea pakkumine. Ja, mul ka mõlemad meeldivad, aga võib-olla siis kumba pidi te ütlesite, et kui Termika laule laulaks Curly Strings, nii pidi oli, jah. Minul siis võib-olla vastupidi, et kui Termiks laulaks Curly Stringsi laulu. Keeraks need kurvaks, et kui 2. juuniks jälle ei saa pruuniks. Ja nii edasi. Kohtunikuga vaidlemine või vastasega vaidlemine, kui peaks nüüd ühe valima, kellega vaielda. Võtame jälle Urmas, saame sinust. Saame alustada. Kas sul juba tõmbas pulsi käima praegu? Natukene küll, jah, et aga ikkagi kohtunikuga vaidlemine valiksin ma, aga see on pikem teema, ma arvan, või et oleneb nagu olukorrast.
ma võin võtta ka vastasega vaidlemise vastu hea meelega, et aga ma esimese sammuna teeksin ikkagi kohtuniku suunas võib-olla selle. Esimese sammu, avavalsi. Avavalsi, jah. No kui peab valima, no nagu püss on siin ja ei saa, peab kummagigi vaidlema, jah. Nii siin on, jah. No siis ikkagi vaidleks kohtunikuga. Kohtunikuga? Jah. Nils? Ma ei tea, see vastasega vaidlemine mingis mõttes on nagu huvitav. Noh, oleneb, kuidas seda teed, aga just näiteks trennis mingi, noh, sinuga Karl näiteks vaielda, et see on ju tore. Ma olen liiva all ju kohe, kui sa midagi ütled. Vaidlemine on ka muidugi hästi lai mõiste. Aga no siuke sõbralik trash talk on ju äge. Jauramine. Naljakas, huvitav. Annab trennile virtsi. Aga võistlustel pigem ikka olla viisakas. Soliidne. Ja Kusti? Ja, mängijad on pigem sõbrad. Ja me oleme nagu väga sõpradega väga või teki vaidluseid tihti. Et kui siis kohtunikuga? Sa ei ole kunagi vastasega vaidlenud MK karussellis? Olen. Vahel sa nagu ikkagi midagi teed teinekord. Aga ma ei märgi, ju olen. Aga saalivõrkust kindlasti rohkem, eks? Tahtsin ka sama küsida. Jah. Seal oli üks nagu põhilisi eesmärke see. Oskad sa selgitada seda muutust? See tuleb natukene, ütleme, teie laiemast lähenemisest, aga sa oled ikka isikuna päris palju muutunud ja kui sa täna tagasi vaatad selle saali ajale, kui sa siin tuntigi inimesena, kellele meeldis vastast välja ajada endast, siis kuidas sa selle otsa vaatad? Ja siis, no ma ei näinud sellel mingi hetk enam nagu sellist pointi. Et lahedam on hoopis nagu teistmoodi neid võita, kui niimoodi kuidagi alla suruda või ma ei tea, teha niimoodi, et vastane tunneb ennast halvasti. No see oli. Seda ma vanasti nagu ju tegin, töötlesin, tegin mingeid asju seal. See jäi päris kiiresti maha, jah. Et täna sa saali tagasi läheks, sa vanu kombeid ei võtaks enam kaasa. Oi. Mina vastan vaidlemine kohtunikuga väga selgel põhjusel, sest nagu me oleme Urmasega siin ka rääkinud üsna hiljuti trennis, et kohtunikuga vaidlemine annab sulle võimaluse puhata natukene. Et kui sul ikkagi mängid jälle 30+ kraadidega, siuke arvestusmängija, jälle viimane nädal pole võib-olla ühtegi trenni jõudnud teha ja siis lähed turniirile ja juba esimene game tunned, et on raske. Et siis pärast igat punkti küsisid, et no kuule, mis nüüd oli, mis oli vastapunkt? No okei, selge, lähed oma kohal tagasi, sa võidad sealt 5 sekundit, aga mängu peale sa teeb pool tundi ja siis ei saa keegi öelda, et tegi sulle võib-olla 20 minutiga ära, et see oli pikk mäng, kuigi 21-10, 21-8 võib-olla. Et kohtunikuga vaidlemine igal juhul minu poolt. Ja võtame viimase küsimuse ka. Kas mängida 37 kraadi ja päikesega või 17 kraadi ja pilvedega? See on väga huvitav minust. Ma tahaks, kas see on selline ühene vastus siit või hakkab väga erinevat viskama? Urmas? 17 ja pilv, see on Eesti suvi. Just. Kuigi siin on viimased aastad ikkagi on olnud ka väga-väga ilusaid ilmasid meil GP. 13 või 14 kraadi öelda, aga 17. Jaa, temperatuur on langenud, Urmas. 13 on praegu, okay. Ma panen oma, vabandust. Nüüd läks raskemaks, muidu ma oleks igal juhul selle 17 kraadi valinud. Nii, 13 kraadi ja pilvedes. Aga muud faktorid, ma mõtlen lihtsalt sellele, et tõenäoliselt selle 37 kraadiga on ikkagi rannas rohkem elu, et see mulle meeldiks kõvasti rohkem, kui üksinda seal platsi peal olla, et kui üks mäng ainult, siis valiks 37, kui terve turniir või ma ei tea, 3-4 mängu, nagu meil Eestis kombeks, siis valiks jällegi madalama temperatuuri. Mart? Ja kui see ikkagi 13 peale kukub, siis valib kindlasti 37 kraadi, et juba selles suhtes, et külmaga on väga tüütu soojaks teha. Kui saagi soojaks, siis tekib vigastusoht, suureneb päris palju ja need on kõik nagu sellised asjad, mis võivad sind otseselt mõjutada. 37 kraadi on see, et see on nagu kõigil raske. Et vastasel on raske, sinul on raske, mäng on, ta tegelikult ei mõjuta mind üksinda. Et muidugi vigastusoht on ka siuke, et kõigil on vigastusoht muidugi, aga kui mina saan vigastada, siis on nagu ikkagi väga personaalne see värk, et ikkagi kuum on okei. See ei ole midagi nii hullu. Nils? Ma vist ei ole kunagi nii soojaga mänginud, aga ma natuke mõtlesin, et kui see oleks 37 kraadi, siis ma kujutaks ette, et see on kuskil välismaal, nii et ma pigem võtaks 37 kraadi ja kuskil välismaal kui 13 kraadi. Vaene Eesti olümpiavõitja mõtleb, et keegi on lasnud välismaale võistlema, et võtame selle väga hea, sa lähened ütleme väga kaugelt sellele teemale. Ja Kusti?
ma võtaks ka selle suvise 37 ikka. Aga kuidas 37-ga mängida on? Te olete reaalselt mänginud ikkagi väga-väga kuuma ilmaga. Väga rõve. See oli nagu ikka sügav liiv on ja mingi tuult ka väga ei liigu ja on nagu niiske ka veel on. No siis on selline, lõpus on tunne ikkagi nagu, et hing on paelaga kaelas. Ükskord mängisime nii, olime Hiinas ja oli, umbes siuke temperatuur oligi. Ja siis Kusti kuskilt nagu, läbi ikka räige tahte jõu ikkagi võttis ennast kokku ja nagu läks paljudele järgi, tõi ära, lahendas. Mul oli mingi teises game'is, vist Tessa game'i võitsime, teises game'is olime ka 14-7 äkki ees. Ja siis Kusti kustus. Nagu reaalselt oligi näha, et sisuliselt pärast ta rääkis, ma platsil niimoodi aru ei saanud, aga vist sa isegi ei näinud peaga, et täitsa pilt silme eest läinud ja... Oli must ja jauke jah seal. Ja... Tõi tagasi ja siis läks natuke ära jälle. Siis kaotsime ka selle mängu ja Kusti oli mitu päeva audis. Ega ta hea ei ole mängida, aga saab targemalt ka kindlasti. Saab. Aga selle 13 kraadiga tuli mulle Eesti etapilt üks nagu reaalne juhtum meelde, kus Pärnus juunikuine etapp, seal on päris tihti siuke torm ja ikka sajab ja oligi reaalselt 14 kraadi, ma arvan, sooja. Poolfinaali mängisime Jaanus Kulleriga, olime siis paaris ja vennode vastu ja ma mäletan seda, et vennod tegid platsil sooja, kõksisid seal, vihma sadas ja me tegime soojendava joogi Sunseti baaris. Tee või? Ja see ei olnud tee. Ja kumb võitis? Me võitsime. See on vastus selge. Mina võtaks ka 37 kraadi. Ikkagi jah, see rannavõrkpalli olemus on juba see, et peab soe olema. Aga meil on täna Hardol juba soe siin kaamerate taga, kõik on hästi. Ta vaatas küll korra telefoni, et kaua see saade veel kestab. Ma pean Hardole küll ütlema, et see kestab veel päris pikalt. Läheme edasi. Head sõbrad, meil on väike selline huvitav vahe kokkuvõtte teha sellest, et meil on Eva-Liisa Kuivan, Liisa-Lotta Jürgenson on läinud Kanaari saartele laagrisse ja kellega nad tegid seal intervjuu, oma elu esimene intervjuu, mille siis nemad tegid teisel pool kaamerat olles. Te teate vastust? Jaa. See ei olnud ju ainult üks. Seal jah, seal oli rohkem neid paar, aga see oli ikka üks paar oli selles videos sees. Mol Soorum endaga. Õpetasid eesti keelt, tegid sellised põhiasjad selgeks, nii et kui järgmine Mol Soorumit näete, ma arvan, et te võite ilmselt eesti keeles rääkida. Ma arvan küll. Kui palju te... Omavahel Mardiga. Aga see on päris lahe, näitab Mol Soorumi kohta jällegi, et kui lahedad inimesed nad on, et nad Jürgenson ja Kuivanen, mis koos läksidki intervjuud tegema ja nad seal ikka, ma arvan, päris pikalt seisid ja arutasid asja, et väga lahe nagu. Ja ma ütleks, et minu arust on jah väga äge ka Kuivanen Jürgensoni poolt, et 20-aastasena julgevad minna rannavale maailma parimate mängite juurde ja teha siukse lahed video. Need kindlasti kõik mingi followge Instagramis Kuivanen Jürgensoni. Täpselt, ma olen pannud siia kirja. Täna on 385 jälgijat Jürgenson Kuivanen Instagramis. Teeme üleskutse, meil on esimese saatel üle 1000 vaataja. Nüüd hea vaataja, kes sa siin oled. Sul on Instagram, kui ei ole, tee ära. Ja mine esimesena kohe jälgima Jürgenson Kuivanen. Ja vaatame, palju me saame jälgijaid. Vaatame järgmine saade, teeme ülevaate, kui suur on mõju meie saate. Ja pluss, et tuleb väga head sisu. Võib-olla isegi parem kui Mol Soorum, sest mina teen Mol Soorum, näiteks Jürgenson Kuivanen ei teinud intervjuud. Meil ei ole teinud, jah. Ei, see on jätkun tulemas. Selge, nii et igatahes noortele ka palju edu. Üldse meil on kõva punt seal Kanaari saartel Rivo Vesik, meie koondise peatreener. Meil on Laos Lukas ja siis on Kuivanen Jürgenson ja ka meie esipaar Soomet Sollas on seal. See, kes on üldse esipaar meil täna naistest, erinevalt meestest on see suur küsimus ja järgmine suvi ilmselt annab meile päris hea vastuse, kas nüüd noored on juba mööda läinud või Soomet Sollas, kes on viimased aastad olnud selge esinumber, suudavad selle koha säilitada. Koos nad treenivad, mis on muurust juba väga äge ja vaatame siis, kuidas see areng välja näeb. Aga ma usun, et neid paare meil õnnestub siin mingil hetkel oma saatesarjas ka stuudios näha. See võiks nii olla, sest Ardo ütles, et 5 on palju stuudios, aga 9 on okei. Nii et kui me mõlemad paarid korraga see oleks väga hästi. Nii et tervitused Kanaari saartele kõigile, kes seal on ja kes meid kuulavad. Ja ma tahtsin veel lõpuks küsida, et kui meil on Kuivanen Jürgenson paari nimi, siis teid me tunneme Nõlvak Tiisar. Kas see oli mingisugune otsustamise koht, kui te alustasite, et Kusti ütles, et mina pean kindlasti esimesena olema? See oli otsustamise koht, sest me tahtsime, et oleks nagu kogu aeg ühtemoodi, kuigi siiani nagu vahel kirjutatakse Tiisar Nõlvak. No, tegelikult üsna sageli isegi. Aga mingi hetk me otsusime ära selle. Kuidas Mart sulle tuli see otsus? See otsus tuli umbes nii, siis oli Kusti just saalist tulnud, vaata. Ja sa just rääkisid ka, Kusti mükkel saalis oli. Siis Kusti ütles, et mina olen kindlasti number 1. Hea, et sa said number 2 olla. Jah. Mul oli valikus, kas mul on 2 või 3,
aga ma sain ikkagi number 2 olla. Kui kuulajad vaatavad, siis alguses oli enne saate algust oli Martin isegi ainult nõlvaks siin särgi peal. Aga siis me andsime talle valida, et kas sa oled ikkagi nõlvak tiisar või ei ole midagi, ta võttis praegu mitte midagi. Ta katab ennast natukene. See on selge. Kas Urmas, sina ka alati, kui paarisega mängid, sul on kas sa pane isegi mingi lepingu talle ette, et mis on tingimused, et sinuga mängides, mida peab täitma mängija? Ei pane. Selles suhtes, et ma hakkasin mõtlema, et ma vist enamasti olen ikkagi esimesena olnud, aga ma pole teadlikult nagu sellele kordagi mõelnud. Piik enne muist on ikkagi pigem aina. Enne muist piik. Et ma ei tea, et äkki lühem nimi ette sobib paremini, aga ei, see on täitsa random minu puhul. Aga perekonnanime põhjal sa ei ole valinud paarilisi, et vaatad kumb hästi, et piik, millega piik hästi kokku sobitub? Ei ole jah, et selles suhtes kunagi oli tore paar meil Kuri Mõrd, et seal sai päris hästi sõnadega mängida, et Kuri piik saaks aga ei, Reimos pole ammu liival näinud, et jah, me ei vali paarilist nime järgi. Selge. Ma arvan, et me võime nüüd saate esimese põhiteema juurde minna. Meil on veel selline teadmine, et meie hea kuulaja Taavi Leinart jäi COVID-isse hiljuti ja ta kirjutas eraldi sõnumi, et ta juba 3. korda vaatab meie saadet, et see on hea COVID-i ravi, ütlemist. Ma tean, et tänaseks on Taavi sellest COVID-ist lahti saanud. Töötab. Ütleme teaduslikult tõestatud. Kui on COVID, näita inimesele rannavolle saadet. See on hea ja tõhus ravim. Ja meie siis võtame esimese saate teema ja me mõtlesime alustada täna sellega, et Kusti ja Mart olete minemast nüüd Miamisse. Siis millal täpselt? Teisipäeval, järgmine teisipäev, nädala pärast. Järgmine teisipäev ja te mängite King of the Court turniiri. Ehk siis see on see uuem turniirisari, mida ma usun meie kuulajatest küll enamus juba teavad, aga me sellest natuke lähemalt hakkame rääkima. Miks tuli otsus just seal alustada tänavust hooaega koos? See oli suuresti tänu minule, minu tingimustele. et siin see teine laps just sündis, siis tegelikult mõtlesime ka minna nagu Tenerifele laagrisse natuke enne hooaega. Aga kas kõik oleks natuke palju aega võtnud, et iga reis on reisimine, sisseseadmine, treenimine, tagasi reisimine, siis ka Mehhikosse turniiridele reisimine on pikk, peab parem minema aklimatiseeruma, et siis tundus mõistlikum minna juba enne turniiri sinna. Saab nii-öelda reisid ühendada, aklimatiseerumise ühendada selle turniiriga ja siuke aja efektiivsem lahendus treeninglaagrile. No see King of the Court ise on ju tõesti uus asi, mis on minu arust juba päris hästi käima läinud maailmas. Aga miks teie seal mängite? Selle eest olümpiakvalifikatsiooni punkte ei saa, maailmakarikasse punkte ei saa, see on täiesti eraldi süsteem. Kas ta on ikkagi siuke väga heade auhinnarahadega on need tippturniirid või see mängustil ise teile nii kõvasti meeldib? Ei, auhinnarahade pärast me seal küll ei käi, vähemalt mina mitte. Aga seal see süsteem on lahe, ta toetab meie arengut väga hästi. Seal me saame hästi palju tegeleda kohanemisega. Seal on nagu 5 võistkonda on korraga nagu väljakul ja kõik roteeruvad, sa pead nagu hetkega siis panema nagu fookuse niimoodi paika, et sa saad aru, et kelle vastu sa mängid ja mida nad teevad ja kuidas ma nüüd seda olukorda lahendan. Et seal on seda muutust on nagu nii palju rohkem ja ma olen küll tundnud pärast nagu King of the Courti turniiri mängides nagu me läheme kiiremini paremaks. Et kui võrrelda nagu näiteks seda Miami turniiri nüüd mingi laagriga, et siis me saame nagu lühema ajaga kiiremini paremaks, kui me saaks pikema laagriga. Mina näen seda niimoodi. No lühidalt olgu öeldud ka, et kui tavavõrkpallis mängivad 2 paari 2 paari vastu, on 2 game'i võiduni mäng ja asi on väga selge, siis King of the Courtis ütleme, kui sa kuulud ühte alagruppi, siis sul on reeglina seal kokku 5 paari ja hakatakse mängima, üks sett on kas 15 sett on esimene sett. 15 minutit. 15 minutit, jah. 15 minutit on esimene sett, siis langeb kõige viimane välja, alustatakse uuesti 4 tükki ja siis viimase 3. vooru jõuavad 3 paari alles ja nemad mängivad siis omavahel viimase selle seti veel. Et minule tundub, et see on ikkagi servimäng rohkem, kui ta on tavamäng. Kui on tavamäng servimäng. Kas see vastab tõele? Sul peab olema väga hea serv, et sa üldse kogu aeg teisele poole saaksid. Või blokkaitse? Me kindlasti blokkaitsega oleme tihemini teisele poole saanud. Et on, nii palju kui ma olen käinud nüüd seal 3 äkki, siis on võistkondade, kes panustavad väga palju servi peale, aga siis võib juhtuda teinekord, et nad seal esimese 15 minuti jooksul nad ei saa oma servi veel käima. See võibki näha, kus tugev võistkond nagu kukki väga kiiresti välja, sest ta ei saanudki kordagi teisele poole. Proovis servi ja mõni tuli, need saadi kätte ja seda nagu juhtub, et me oleme panustanud rohkem sinna, et serv peab muidugi hea niikuinii olema nagu taasmängus, aga blokkaitsega me saame sinna tihemini.
kas ta on närvilisem ka? Ma kujutan, et teie nägu... Täiega, jaa. Hamburgis esimest korda läksin väljakule. Oli, jah? Mul oli täitsa esimene, Mart oli korra käis, selle Iivikaga käisid. Mul oli esimene. Ma olin ikka täitsa šokis, nagu nii kiire oli kõik ja ma olin seal, et siis pead veel jälgima seda tablood veel, et kes läheb, millal, magasin oma servi nagu mitu korda maha. Mis siis sai, kui magasid maha? Öeldi, et davai, tule servi. Ma tahtsin varem minna ja nagu kuidas see nagu, see dünaamika seal nagu hakkab olema, kuidas sa üldse lähed sinna väljakule ja nii edasi. Et jah, võttis terve esimene sessioon, ma ikkagi nagu väga ei mäletanud, mis seal toimus. Nii kiiresti käis kõik. Kas see on siis see, et sa pead rohkem olema välisega ka nagu seotud kogu aeg, kui ainult selle oma sisemise mänguga? No jah, võib öelda küll, jah. Ja. See punktide nagu ise mängida ja samal ajal saada aru, kuidas see punktide asi nagu liigub seal. See oli mulle keerukas. Ma ka trennis nagu proovin punkte kaasa lugeda, siis mul nagu läheb mingi 3 sekundiga läheb meelest ära, ma pean punkte lugema umbes. Et seal pidi nagu hoidma nagu 5 inimese punkte kuidagi vaatama, et okei. Aga meil on turniiril nii, et kuna me teeme ise ka turniire, kus me teeme King of the Court ja tavaturniire, siis on ühed inimesed, kes ütlevad, et neile meeldib väga King of the Court. Uus, lahe, palju paare korraga, siuke intensiivne, hästi ka adrenaliini rohkem, julgeks olla tavamänguga võrreldes. Ja siis on teised inimesed, kes ütlevad, et mis mäng see on. Me tahame ikka tavalist võrkpalli, kus on 2-2 vastu, mängid oma mängu rahulikult ja teed oma asjad. See nagu on minust tekkinud väga erinevad sellised ikkagi nägemused selle. Muidugi on ka palju neid, kes käivad mõlemal turniiril, aga ikkagi on tekkinud ka omad juba koolkonnad. Kuidas sulle, Mart, tundub, kumb sulle on meelepärasem? Nad on ikkagi väga erinevad. Mulle mõlemad väga meeldivad. Seal on väga palju erinevad ikkagi nüansse, et juba kui sa mängid 2-2 vastu, see on väga äge, lihtsalt sellepärast, et seal ongi nüüd üks vastane ja sul on terve see pikk periood. Game ei ole tegelikult väga pikk, aga see on see periood, et nagu nüüd nuputada, kuidas ma nüüd sellest oma vastasest nüüd jagu saan. Aga King of the Court on selles mõttes, ma isegi ütleks, mu kogemust on isegi vahel nagu rohkem nagu just võid oma sisemaailma tuua muutusest, et tegelikult sul see välist on nagu nii palju, et siis, kui sa lased selle välismest mõjutada, siis sa võid nagu täitsa ära kaduda sinna, kui sa võtad nendest täitsa tagasi, et see on nüüd suur möll, seal käib ju muusika kogu aeg, seal on kogu aeg tümm, seal jälle seda, et vile käib, siis läheb vaikseks ja siis sa keskennud, ei, bum, käib, möll, valgus, kõik show. Ja seal sees pead olema nagu täpne, kiire, osav. Et see on nagu, sul ei ole nagu ühte vastast. Lahe on nagu see ka, et sul tihti lugus on 5 vastast, aga kuna ainult kaotajal langeb välja, siis sul ühtepidi nagu kõik on nagu sõbrad, sest et teise 3-ga sa saad edasi. Et siis tihti lugu on ka seal platsi kõrval tulnud mingid vestlusi, et mäletan seal ja Utrechtis käisime, seisin mingi Vikleri paariline, kes ta oli ühe sakslasega, seisan seal kõrvuti. Meil oli mõlemal seal 4 punkti, aeg hakkas otsa saama, aga kui on 5 võistkonda, siis sul vahel on ikka aega seal natukene. Siis küsis mu käest, et mis sa arvad, et kumb meist nagu kehvemal positsioonil, kumbes välja kukkuma hakkab? Seal on omad reeglid, ma ei mäleta, ma polnud lugenud täpselt, ma vaatasin, ma ei tea, aga vist teie. Ma arvan ka, et meie. Siukse naljakaid hetki tekib, et see on nagu nii teistmoodi ja kuksidki nemad välja. See lõhestas sinu lause, ma arvan. Ei, me kumbki rohkem punkte ei saanud seal selle sessiooni ajal, aga siis me olime nõks paremas positsioonis. Et see on ikka 2 väga erinevat mängu, aga veel King of the Courti mõttes see, et see on veel on äge see, et ta on nagu eraettevõte. Ja need, kes seda nagu teevad ja kes seda üldse organiseerivad, nad on nii hingekassa juures, nad tahavad, et mängija oleks hea, nad tahavad, et rahvast tuleks, nad panustavad palju rohkem sinna kui minu meelest World Touril praegu. See oli ka Utrechtis, oli äge, et ma pärast EM-i mõtlesime, et me lõpetame hooaja ära, mina hakkan operatsiooniks puhkama ja taastuma ja ma veits väänsin hüppeliigest ka ja väsinud olime ka. Siis me kirjutasime neile, et me ei tule Utrechti mängima. Siis see põhiboss helistas mulle, ütles, et ei, et ma ei võta teid maha praegu. Et puhake rahulikult, mõelge, et me ikka väga tahaks, et tulete. Siis ma olin, et okei, ära võta meid maha, ma helistan nädala pärast enam-vähem, et me võtame siis maha. Aga siis natuke puhkasime ja hüppeks läks paremaks ja mõtlesin, et hea küll, lähme siis ja tulime 3. et see oli nagu... Ja kelle järelde tulite? Seal olid ju Helvi Kaaman ja Mol Soorm olid teie ees. Just mehed, kellest oleme täna rääkinud. Ja te olite väga lähedal ka kogu seal turniiri võidule tegelikult. See oli 1 palli vahet, see ei puudu. Mart rikkus ära jälle midagi, jah? Ei rikkud või kätte lihtsalt. Seal oli küll ju mingi teise palli löömine vist. Mart arvestab blokiga, aga mäletan, sa pärast küsisid, et tühi oli või? Vaatasid videost, et sa ei teadnud, et tühi. Oli pärast autasustamine oli siis
no pallivahetus oli umbes siuke, et ma lõin side out'ist palli, nad jooksid, tõid selle tribüünilt ära selle palli ja siis mängis tagasi, siis ma sain teise palli lüüa, plokist tuli. No põnev pallivahetus ja siis Helvig vist tuli näitama mulle pärast taotlema seda videot, kuidas ta jooksis ja selle palli ära päästis ja tõi selle, siis ma nägin teist pallivahetust, kus ma olin tühja võrgu pealt lööma. Aga pall tuli selja tagant, ma ei näinud, siis ma olin Kustil. Mul oli tühi võrk, Kusti, miks sa ei öelnud? Ma ei teadnud, et see oli päris ägene. Aga te ei ütle, kui on ikkagi tühi võrk, kus selja tagant tõsta põhimõtte pärast, et meid peab ise hakkama saama, et sa ei aita, et tühi on. Meie tasemel võtame harrastajad, ikka aitavad. Ikka aitavad. Sa pead ise tundma, kuskil lõhnad. Ei ole polkis kedagi praegu, ei ole. Helvigi. Ei ole. Moll on tulnud kuskile. Aga või kuidas see käib? Millal te ütlete, et on tühi võrk? Pigem ütleme, kui üle pea tuleb, siis ikkagi toetab see, kui verbaalselt ka ütled selle välja. Aga no ilmselt oli räige möll seal. No see lõpp on ju veel nagu, Mart ütles, et vaata, DJ mängib ja muusika on hästi kõva. Ja siis tuleb veel see heli veel kõlaritest mingi 3 minutes remaining ja siis läheb veel ekstra kõvaks ja muss veel lõpus vaata, et siis on nende otsustavate hetkede ajaks on nagu veel rohkem seda välist, seda survet. Viimase pallivahetusel või see tossu pauktur, see aeg läbi saab vaata pallivahetust. Aga selle ütlemisega, siis kui raske pall on, siis ütlete, kui ideaalses olukorras pigem ei ütle ju, et siis seda infot nii väga pole vaja või kuidas teil sellega on? Kuidagi, kui tundub, et ta ei näe, siis ütlen. Ja kui on väga klaar olukord, kui ta on keegi nagu täitsa ära jooksnud kuhugi, siis nagu ütlen, ta ei pane sinna. Enamasti jah, ei hakka veel lisaks midagi sinna torkima, et enamasti ikkagi ründaja ise oma nägemise ja arusaamisega võiks jõuda nagu paremal hetkel sellele otsustusele, kui keegi hakkab kõrvalt torkima, et kui on hea olukord. Aga kumb teil nagu suurema emotsiooniga siis võit on, nagu kui tuleb kuskil mingi hea koht või no ütleme 3. koht versus MM-i 5. koht? Et kumb nagu peale seda, peale mida te mõtlesite rohkem, et okei, me oleme ikka päris kõvad mehed? Seda ei olnud mul kummalgi. Aga see emotsionaalselt on King of the Courti turniirid on nagu selles mõttes, seal on nagu energiat rohkem. Seal ka nagu tunned rohkem. Sest et seal, nad ongi seal niimoodi üles ehitanud, et see oleks nagu energilisem. Seal on juba see asi ka, eks, et minut enne lõppu sa oled veel võib-olla kullas kinni, eks MM-il sa tead, et selles mängus on võib-olla 3. koht püüda, 5. koht, 5. koht püüda ei saa olla, aga põhimõtteliselt, et see on nii lähedal on see võit võib-olla. Urmas, kumb sulle rohkem meeldib King of the Court või tavaturnir? No muidugi me ei ole Eestis, me oleme teinud sellist kohandatud varianti, me ei ole päris sellist teinud, kus sul on 5 võistkond alagrupis alustavad, mängivad 15 minti, siis järgmine, et meil on lihtsalt selline, ütleme, punktide kogumine või siis juba lõppfaas, kus lihtsalt ühe setiga selgubki võita. Ma kuulun ka nende hulka, kellele mõlemad meeldivad väga, et suht raske on nagu siukest kindlat lemmikut välja valida, aga ma olen Mardiga nõus, et nad on tegelikult oma olemuselt hästi erinevad. Ja sama, mis Kusti tõi välja, et seal seda möllu ja muutust on King of the Courtil palju rohkem, et võib-olla kui tavamängus sa ikkagi mõtled rohkem sellele, et et see vastane teeb siukses olukorras seda asja suurema tõenäosusega, siis King of the Courtis ma selle peale absoluutselt ei mõtle, et seal ma võib-olla loomulikult tegelengi rohkem enda asjadega või oma nagu võistkonna asjadega, kui seal 2 versus 2 sa paratamatult nagu mõtled, et nüüd on game'i lõpp, raske koht, see mängija tõenäoliselt teeb seda suurema tõenäosusega ja nii edasi, nagu et King of the Courtil see kaob ära. Nils? Ma pole nii kaua mänginud, mulle võiks kõike võiks mängida. King of the Courti pole mänginud üldse või? C-tasemes? C-tasemes mängisin, jah. Vot. Nilsile mängib 3 versus 2. 3 versus 2 mängib mulle. Aga ei, ma arvan, et praegu, et keegi peaks Eestis ka tegema nii ägeda siukse, nagu Kusti rääkis, et DJ paneb mussi ja möll ja et päris siukest King of the Court ei ole olnud, et me oleme ikkagist teinud neid välkturniire, mis on nagu kiired, et seal teil on ikkagist ju nii-öelda see põhimõtteliselt, me saame võrrelda seda Eesti GP-etapiga, kus on mitu päeva ja see turniir. Meil on ikkagist 1-päevased, et see on ikkagist veits erinev, ma arvan. Äkki tuleb? Aga mul on ikkagi küsimus veel sellel teema osas ka, et kuidas teile kui vaatajast võib-olla see määrab üldse spordi tulevikku kõige rohkem, et kuidas on vaadata? Te olete meid vaadanud MM-i mängimas ja King of the Courti mängimas, mida ägeda on vaadata? No minu arust on see, et kui teie mängite,
tippkonkurentsis ei ole mul suurt vahet, kuidas te mängite, võite seal jumpidega hüpata ka. Ja kui te olete tippkonkurentsis ja Mol Soorum on teil võib-olla kõrvalrajal, siis ma vaataks seda ka, aga mulle ikka see King of the Court eriliselt meeldib, et võib-olla see oligi hea koht, kus te Mol Soorumi ja Helvi Kaamaiga jäite seda otsustavat setti veel finaalis mängima. Et seal ma sain aru, et enam kõrgemale rannavõrkpallis ei ole võimalik sul jõuda, et sul on maailma 2 paremat paari on sinuga koos samal ajal väljakul. Et võib-olla kui ma oleks MM-il näinud teid ka finaalis mängimas, siis ma julgeks seda kuidagi paremini võrrelda, et täna ma ütlen ikkagi, ükskõik kumba te mängite, väga meeldib. Ma mõtlen veel seda ka, et talispordis on laskesuusatamine hästi popp praegu, eks. Ja seal on nagu see võlukoht on see, et see laskmine teeb natuke ettearvamatuks selle spordi. Pöö on, eks norrakas praegu, kes on ülivõimas küll, aga siiski see siukest ettearvamatust on päris palju ja minu arust King of the Courti võlu on ka see, et seal seda üllatusmomenti on rohkem, et samamoodi, et sa vaatad, et kõik on nagu paigas juba 5 punkti justkui vahe, 4 minutit lõpuni ja siis see liider jääb välja üldse või midagi sellist, nagu, et seal võib hästi kiiresti muutuda, et see intriig on nagu õhus päris pikalt ja see on nagu äge. Aga mul natuke, ma esindaks võib-olla rohkem seda traditsioonilist mängu, et seal on natuke võib-olla põnevam, kui te oletegi ühe vastase vastu, ütleme, mis saategi näiteks 2 plokki järjest mingi tüübi peale, siis sa mõtled juba kodus, okei, see vend on kindlalt audis, vaata, et pange veel talle, sealt tuleb veel või nagu saad rohkem võib-olla sisse elada nagu sinna kindla vastase vastu, et ja mõelda natuke, et okei, huvitav, mis te nüüd teete. See ongi lahe, et need on nii erinevad mängud, kuigi mõlemad on rannavõrkpall. Et ühest tulebki strateegiline pool rohkem välja, teisel on see adrenaliin nagu nii vaatajana kui ka mängijana. Et see minu arust on nii äge, et need 2 asja täiustavadki teineteist, et ei ole nii, et võiks olla ainult üks või ainult teine, vaid nad sobivad kui koos nagu eksisteerima. Meil on üks huvitav uudis veel. Head sõbrad, lapsesünd ja saate nime sündi ei ole ainsad asjad, mis on sündinud. On sündimas üks debüüt Eesti rannavõrkpallis MK karussellil. Urmas Piik ja Siim Ennemõist. Te lähete Taisse võistlema lähiajal. Wow! Kas sa ei teadnud? Ma ütlen jälle kuulata ära, et kuna me selle rääksime enne teema läbi ja Kusti on teadlik, et Urmas ja Siim lähevad, siis Kusti tegi sellise väga tummise vau. Ja siis me ütlesime, et jätta see saateks ka. Ja nüüd see tuli ka saates ära. Nii et. Kust selline otsus sündis? Jah, vastab tõele see info. Ütleme, et Siim on siin peaarhitekt selle taga, et ma arvan, et tema siuke entusiasm ja idee väljakäimine oli nagu selle kõige alus. Et mina ei ole siukene ametlikel võistlustel mitte ühelgi Eestist väljaspool kunagi mänginud, kuigi ma olen päris palju seda rannavallet mänginud, eks. Ja siis nii ta nagu mingi aeg vaikselt pani selle mõtte mulle pähe ja järjest enam nagu tundus, et miks ka mitte. Ja nüüd tõesti oleme siis aprilli lõpus Taisse minemas Saturni. Eks paistab veel, kas me saame sinna ka peale, et see on ka omaette küsimus, eks. See on siis Futures, ehk siis kõige see madalam. Kõige madalama tasemega etapp, et Mardiga pidasime ka nõu, et kas on mõistlik sinna minna, kuhu minna ja saime seda kinnitust, et kui minna siuksele esimesele MK etapile, siis see on päris hea koht, kuhu proovida, et kuhu kvalifikatsiooni peale saada, et eks paistab, ma väga loodan, et saame peale ja siis tahaks küll uskuda, et siis juba murrame põhiturniiril ka. No Siim, tervitused talle, ta ma tean, vaatab meid kindlasti juba, ma arvan, kolmapäeva õhtul. Mitte ainult Urmast ei olnud kaasa saada, vaid ka sellist tummist fänklubi, nii et ma küll olen siiani veel vastu puigelnud, et ta küll pakkus igasuguseid ameteid, põhimõtteliselt koristajast ja ütleme lennupiloodist kuni pressiohvitserini nendel, aga esialgu tundub, et kaasa veel ei tule, aga no Siim on uskumatult vägev vend ja see jätkuvalt, ma usun, et me kunagi jõuame ka Siimuga siia saatesse, aga kuidas ta on põhimõtteliselt 1 aastaga ikkagi tulnud saalist üle randa, no 1,5 võib-olla aastat, mis ta on nagu tõsisemalt rannavallaga tegelenud ja kuidas ta juba jõudis sinuga Eesti meessulistel medalini ja peaaegu kullani, et see on päris uskumatu, arvestades temporündajad reeglina saalis need kõige osavamad mehed ei ole. Jaa, ma olen nõus jah, et selles suhtes ta on ülipüüdlik ja siukene on tunda, et ta on nagu profisportlane olnud, et võtab mingisuguse eesmärgi, siis ta ikka teeb selle nimel kõvasti tööd, aga eriti lähe on nagu see, et kui palju tal areneda veel tegelikult on, et see on nagu minu arust eriti põnev nagu jälgida. Nils, sind ei ole veel Siim palganud kaasa? On.
no nii, lähed. Aga ma ei hakka rääkima, Karl, igaks juhuks. Sa võid solluda. No selge, lähme edasi. Aga ma kiidan ka Siimu. Siim on tubli. Siim on Saaremaa mees ja Ma pikalt polnud trennis käinud teiega, nüüd tulen tagasi ja Siim laseb hüppelt tõsteid nagu niuhti. eks meiegi õpime, eks meiegi, Martin, ega me ei maga, Martin, kui te mõtlete Eestis harrastajad magavad kogu aeg. Absoluutselt ei. Nukkidega tõste, muide, olen ka avastanud. Nii. Vahel läheb üle võrgu, vahel läheb võrgu alt läbi, aga vahel jõuab teise mängijani ka ja vot siis on hea tunne. Mul on hea meel. Pisar silma ei tule. Ära sügama hakka kuskil. Mis sul järgmine teema oli? Ühesõnaga, teie osas on meil teada. Te lähete kõigepealt Miamisse ja siis lähete edasi. Ma ütleme selle ka, et Siim ja Urmas ei ole minu arust, ei ole suugi välistatud, nad ka mõne võidu selle võtavad. Minu usk nendesse meestesse on piiratu, kuna see on Futures, seal ei ole ülikõva tase ja mina arvan, et kui nad ei ole ennast välismaal proovile saanud panna, võib-olla eestlased natukene alahindavad ennast, kui nad välismaale kuskil lähevad, et see ei ole ju tegelikult. Kui ta trennis saab Urmas teiega väga kenasti mängitud, siis Futuresil, ma usun, Siimuga ta saab ka mängitud. Kindlasti. See näitab seda, et Mardil hakkas kiire koju. Tere ootab. Aga teie nüüd lähete Miamisse, mängite King of the Courti ära ja siis edasi Mehhikosse. Just. Ja te olete otse. Ja Mehhikos on siis toimumas järgmine eliitsarja etapp, kui te saite ka otse põhiturniirile. Enne eliitsarja etappi on ka challenge-sarja. Ja seal te mängite ka? Jah. Ja te olete mõlemal põhiturniiril? Jah. Selge, nii et ütleme, algus on jah. Võrreldes Urmas ja Siimuki nad lähevad taisse kohale 2 Eesti mehed. Sorry, you are 54th under the line. Siim on nii või jumal. Ja, et teil on teistmoodi, teil on paremini selles suhtes olukord. Jah, selles mõttes saame alustada kindlalt põhiturniirilt. See on tegelikult, et me eliitsarjas ka oleme nüüd ilusti peal. See on vist viimaste turniiride selline tulemus, kus me ei mänginud. No sellest teab Mart paremini rääkida. Võid siia poole tagasi keerata. Mart, proovi ühe sõna asemel 2-3-ga võtta kokku see teema. Ei, see on tegelikult hästi huvitav praegu. On see list, kui rääkida nüüd punktidest, peale turniiride saab punktide järgi ja punktid on siis peale saamise punktid on viimasest 4 turniirist parimad 3, mis sa oled mänginud. See on nagu kogu aeg siuke jooksev. Aga kuna olümpia tsükkel just algas, siis hästi paljud paarid nagu sättisid oma eelmise aasta turniire niimoodi, et neil need parimad punktid jääks alles uue turniiri alguseks. Ja olukord ongi selline, et me ka otseselt me ei sättinud, kuna ma läksin operatsioonil, et me ei saanudki mängida, aga me ka nägime, et seis on hea. Et ma võin rahulikult minna, me ei pea nagu väga pushima neid viimaseid turniire, et meil on seis hea, et me kindlalt oleme põhis. Aga kõik sättisid neid nagu nii palju, ma ei osanud seda ette oodata. Praegu see olukord on selline, et ma vaatasin, et challenge turniir, mis on siis tugevuselt teine sari, kuhu saab otse põhiturniirile 16 paari ja kuhu tavaliselt top 8 sinna üldse ei lähegi, siis challenge turniiri kvalifikatsioonis on paar, kelle need 3 parimat etappi on eliitsarja 5. koht, challenge-sarja 3. koht ja vist oli challenge-sarja 4. koht. Et sa oled 2 korda top 4 challenge'is, eliidist top 8 ja sa ei saa challenge'i põhiturniirile. Ma vaatasin seda nagu, hoidsin peas kinni, vaatasin, wow, ja meil oli ka tegelikult nagu väga süge õnnelik õhus, et me saime eliidi põhisse. See viimasena peale, sest üks paar läks mehhiklased lähevad ise, saavad vaba pääs, me said vist põhiturniiril ühed mehhiklased. Jah, me saime sellepärast peale, et just selle Doha eliidiga 2 Brasiilia paari kaotasid oma MM-i punktid. Nad langisid meist allapoole. Karambula Rangieri tegid väga tulemuse, nemad tõusid meist ülespoole ja siis on USA paar, kes läks lahku, kes tegelikult oleks olnud meist 20 punktiga eespoole, kuna nad lahku läksid olümpiatsükliks, siis nad mõlemad kukkusid meist allapoole. See üks paar. Et süke väga hea tähtede kokku langemine, et me üldse sinna põhisse saime. Saan ma seda ka aru, et see, et põhiturniiril annab teile juba ju teatavad punktid. Ehk siis ise, kui te ütleme Mehhikos eliidis ei peaks väga head tulemust tegema, te saate selle põhiturniiri punktid, mis on kõikiga arvestades seda, kui palju tugevaid paari seal Mehhikos kõik kohal on. Jaa, mingid punktid saame jah, selles mõttes, aga ega me kindlalt nagu, kui me seal väga hästi ei mängi, siis me kokkuvõttes ikkagi punkte kaotame, kuna meil praegu on väga hea seis. See on
üles ehitatud ka nii, et ikkagi kui sa Eliidi põhiturniiril jääd viimaseks, siis sa ikkagi väga palju punkte ei saa. Et need ei ole siuksed punktid, Eliidi põhiturniir viimase päeva punktid ei ole siuksed, mis sul väga aitaks olümpia või MM-i pääsme lunastamiseks kohta saada, et on ikkagi natuke paremat tulemust vaja. Mis on võita või? Võit aitaks alati kaasa, jah. Ma mõtlen, see on nii uskumatu, kui see Elite-sari üldse välja tuli, see oli aasta aega tagasi, kui see, ütleme, teavitati, et tulevad nüüd Elite, Challenge ja Futures, siis ma mõtlesin, et et oleks äge, kui Mart ja Kusti ka saaksid Eliidis põhiturniiril mängima. Ja tegite selle esimese aasta selle uue sarjaga nii kõva, et nüüd me võtame seda juba nagu iseenesest mõistetavana, et need vennad on põhiturniil juba punktidega peal. Et see aastane vahe, kuhu te olete nagu tõusnud, tundus, et see maailma, mis 8 paremat saadist otse põhiturniirile või, et sinna nad niikuinii ei saa, et kuidagi siis läbi kvalifikatsiooni peavad vahel seal püüdma hakkama, aga te olete juba eelmine aasta palju mängisid otse põhiturniiril ja nüüd saate alustada samamoodi, et loodetavasti jätkub sealt. Aga me liigume edasi, me räägime jätkuvalt maailma tippvõrkpallist ja me jõuame järgmise teemaploki juurde ja ma alustan siin natukene sellise keelelise praktikaga, vaatame, kui hästi te rootsi keelt tunnete ja ütlen siis rootsikeelse sõna või lause ja teie peate arvama, mis see võiks eesti keeles vaste olla. Hei! Alustame lihtsast, ega ma ei... Hei! No, tere! Tere! Punktid siinpool lauda. Anname siis, kes esimesena ütleb. Niimoodi. No, teeme nii, jah. Nii. Hoia maja kokku, et kes sestana vastab, see saab, et... God morgon! Tere hommikust! Tere hommikust! 2-0, kiired pead, kiiremad olema. Natukene, jah. God kväll! Kuidas läheb? Päeva? Ei, siin on ilusad päeva on lähemal. Anname punkti. Hea kvalifikatsioonimäng. Tere! God kväll! Mina ütleks, et Jumal sai kvalifikatsioonist edasi. God kväll! Jumal kvalifitseerus. Aga mis see oli? Õige oli tere õhtust. Nii, et anname ühe punkti, lihtsalt, et Nilsil ka punkt oleks. Järgmine küsimus. Takk! Aitäh! Aitäh! 2-2. Järgmine küsimus. Järgmine on, see on siis natuke see nukra alatuniga sõna. Ursekta! Kaotus. Ei. Ursekta. Kui vastane teeb midagi, ütled ursekta. Ursekta! Ursekta moll! Nagu, mida sa teed? Ei. Viga. Ei ole viga. Blokk. 4. viga. Ei ole. Monsterblokk. Ei, ursekta. Loomulikult on ursekta. Vabandust. Nii, et alati, kui Helvi Kaamanil jälle paned blokki. Ursekta. Nii, 2-2 jätkub. Estland et vackert land. Eesti on väga ilus maa. Jaa, uskumatu. Paneme siit. 3-2 hops. 2 punkti selle eest. Kas seda sa tihti ütled Helvi Kaamanil? Elvek, Estland et vackert land. Ta on seda öelnud alati. 3-2. Nii, strandvolleyball. Istevõrkpall. Rannavõrkpall. Siis saade meil on ka. Rannavõrkpall. Istume küll, aga see ei ole istuvõrkpall. 4-2. 3 võrkpallirand. Järgmine vaikust. Nii, järgmine mu lemmik. Hipitreeneren. Hipiteener. Jah, hipitreener. Rasmus. Rasmus, jah. Sulle ka punkt 5-3. Nice. Järgmine. Blonda poikar. Blond poiss. Ja, blondid poisid, väga hea. 5-4 tuli siit ja viimane. Hoppalift. Hüpeltõste. aga soedõste või puhastõste, ikkagi puhas, jah? Oleneb, aga no põhimõtteliselt selles, et meelde jätta, et kui nüüd ütled, et hüppalifti põhimõtteliselt, siis see tähendab, et hüppeltõste. Nii et hoppalift. Saate lihtsalt, et kui on vaja suhelda jälle välismaa paaridega, et te saate, lähetegi lifti koos, ütled hoppalift. Aga tegelikult mõtled ülevalt tõstet, hüppelt tõstet. Nii, me oleme jõudnud siis Euroopa meistrite Kusti nutab. Sinu hääldus oli 10-10. Takk! Me jõuame nüüd siis Euroopa meistrite Joonatan Helvigi ja David Aamani juurde. Me paneme video käima. Meie head vaatajad peaks seda videot siis nägema. See on selline väike highlight, aga ma usun, et meie kuulajatest paljud on ka näinud Helvigi Aamani mängimas, kas või siis ETV vahendusel suvel, kui Urmas Piik koos Tarmo Tiiseriga võrkpallimänge kommenteeris. Just. Tuli niisugune hell hetk praegu. Tuli meelde need ilusad hetked, kui Tarmo ja Urmas koos stuudios nagu laulaks ja siis veel nii ilus mäng oli taustal ka. Fantastika.
see on ikka uskumatu, mis sensatsiooni ja revolutsiooni, kuidas iganes seda nimetada tuleb, on Helvig Jaamann meile pakkunud. Me vist kõik teame seda paari üsna mitmeid aastaid, sest on noorte klassis võitnud U18, U20, U22, aga seda, et nad nii äkitselt, täna nad mõlemad 21 aastad Euroopa meistriks tulid, vist mõlemad oli 20, nii äkitselt, kui oma esimese tiitlivõistluste kuule täiskasvanute seas võitsid. Kas see tuli meile kõigile ikkagi suure üllatusena? Kusti? Meile kõigile. Sa võid endast rääkida. Jah, ma räägin endast. Ja, naer on sees veel. No ma nägin neid mängimas juba enne seda, kui nad tulid Euroopa meistriks ja ka siis nad juba tundusid väga head ja ma vaatasin, et nad mingi hetk on nad kindlasti medalil, kui nad veel olid nagu, natuke nagu läks neil mingid game'i lõpud ära ja nad nagu väga veel ei võitnud. Aga siis ma nägin seda potentsiaali ja ma vaatasin nagu, et varsti tuleb. ja need on tulnud. Nad on väga, väga, väga head rannavõrkpallurid. See, et nad hüppelt tõsteid teevad, see on lihtsalt boonus. Sellest oli juttu tegelikult juba siis noorteklassis, et siuke paar on tulemas, kes mängib väga palju hüppelt tõstete pealt ja oli see arutelu, ma mäletan ka Eesti rannavolle kommuunis, et kas tõesti sellise mänguga võib ka maailma tippu murda ja nad tõestasid ikkagi väga kiiresti, et on võimalik. Mart, mis sinu kogemus endaga on? Olles seal tuuril ka olnud sees sellel ja kuulnud, mida nagu nende kohta räägiti ja mida arvati, siis mul on ülihea meel, et nad nüüd on selle läbimurde teinud, sest ega nad pole esimesed, kes on proovinud hüppelt tõsta. On ju veel neid paare, austraalised kõvasti on proovinud seda juurutada, Samoilus Smedis vahepeal ja veel on paare, kes aga Samoilus Smedis murdsid ka läbi tegelikult selle sama stiiliga, lihtsalt võib-olla mitte niimoodi ja nad ikkagi kahtlesid selle nagu tuluses. See oli ka nagu, mis selle hüppelt tõsta puhul on, et hästi paljud treenerid nagu väga mures ei olnud. Sest selles suhtes, et nad nägid, et jah, et see on nagu äge, et saavad mõnikord tühja peale lüüa, aga enamasti arvamus oli see, et see on nii riskantne nagu business. Et see, et nad mõnikord löövad tühjalt, et kompenseerib see, et nad mõnikord võtavad vastu üle või annavad nagu lihtsalt punkte nagu tagasi. Ja siis nagu väga ei muretsetud, öelda, et teised on ka proovinud seda vaata, et eks nad lähevad sinna sama auku, aga nad said kuidagi teistmoodi hakkama. Jonathan Helvig on siis see plokimees. 21 aastat vanust ja kui nüüd minu see internetist leitud info peab paika 193 sentimeetrit vaid pikk. Et siin on räägitud sellest, et tänapäeva rannavõrkpallis kindlasti peab plokimees olema 2 meetrit või pikemgi. Ei pea. Järelikult ei pea. Kui mehed on Euroopa meistriks tulnud, siis see näitab, et rannavõrkpall on ikkagi piisavalt mitmekülgne mäng. Kui sa oskad oma teised tugevused ära kasutada, siis sa võid olla ka lühem plokimees. Ja, absoluutselt, ega blokis on ju nii palju, ma ütleks isegi, et lühikesel blokimehel on mingis mõttes eelised pika blokimängi ees. Et selles suhtes, et lühike blokimängija alustab madalamalt, tal on teistsugune ajastus, suur blokimäng, väga suur blokimäng ja siis ilmselgelt sind on väga varakult näha. No sa oledki suur juba see, et sul on suur mass ja sa hüppad ja sa hüppad sinna üles, siis sa oledki nagu seal. Aga pisemad blokimängid tihtilugu nad on nagu salakavamanud. Nad tulevad võib-olla hiljem, nad peavad madalamalt tulema ja see tekitab ründas hoopis teistsugused reaktsioonid. Plus, kui sul on veel selline kaitsemängija taga, siis sa ei saa midagi sealt nagu, sa ei saa nii, et ma olen lihtsalt blokist mööda. Sa pead lööma ikkagi ekstreemseid suundasi ja siis ta saab ikkagi väga-väga palju blokkida, on väga hea blokimängija. Ja kõrval siis David Aamann või David Aamann, ma ei tea, kus see õige rootsikõne. Ooman, jah. Ja vist Ooman on õige. 21 aastat vanust, 186 cm pikkust ja tema on siis see kaitsemees, kes need kaitsedes palju üles tassib. Nad on mõlemad ikkagi väga osavad. See on, ma arvan, see edu alus, et nad mõlemad suudavad teha põhimõtteliselt kõik, ega neil siis selget nõrkust ei olegi seda. Mul ei tule küll kohe niimoodi meelde. Kas võin pakkuda veel ühe edu aluse välja, mis mulle tundub, mul on nagu silma jäänud. Et neil on nagu 2 sükest hästi head komponenti, mis minu meelest on neile kinkinud selle, et nad saavutasid edu selles, mida teised pole veel suutnud. Üks on see, et nad on selline treenerite punt, kes on süstinud neisse seda usku, et see on teie tee. Ja see on neil nagu ainus tee. Et tihti lugu, kes on proovinud, näiteks Samoilus Smedis, neil oli alati nagu see valik. Kas me lähme seda või lähme tavalist stiili. Aga neil, nii palju, kui me oleme nendega rääkinud, nad on täiesti niimoodi, et see on meie tee. Ja me teistmoodi me ei jõua tippu, me peame ainult seda mängima. Seda on nagu äge näha ka, et kui nad mängivad ja algus, kui neil vahel tulemust ei tulnud, siis näed, et neil nagu see süsteem nagu töötas nende vastu. Ei saanud seda tõstet sinna, ei saanud ostud sinna, lendas üle, lendas sinna, aga nad ikka tegid ja nad ei andnud oma teel alla ja seda näha, et nüüd nad on selle nii ära lihvinud, et nad
hakkavad nüüd vaikselt neid vilju nautima, alles vaikselt ilmselt nad nagu teevad veel siin väga palju tegusi. Ja teine asi, mis mulle tundub, mis üldse, kui nüüd hüppelt tõstet või sellist süsteemi nagu harjutada, mis see nagu endaga kaasa toob, see ei too ainult seda kaasa, et ma tõstan hüppelt või ma teen selliseid trikke. Minust näiteks selleks, et hüppelt tõsta, ma pean vastuvõttu panevad tõsteks. Selleks, et vastuvõttu tõsteks panema, ma pean hoopis teistele asjadele keskenduma. Ma pean hakkama keskenduma sellele, kuhu täpselt ma selle palli annan, kuidas mu paariline juba vastutust peale tuleb. Ma ei saa keskenduda ainult sellele, et ma teen sammud palli juurde ja teen selle liigutuse ära, mida tavaliselt nagu tehakse. Ehk siis võtad kasutusele hoopis teised tööriistad. Võtad kasutusele juba nagu oma paarilise teadvustamise, pallilennud täpse suunamise, mis hakkad neid asja arendama. Võib-olla nad on seda kogemata selle peale teinud, aga kui sa sellist asja harjutad, siis sa harjutad sellist tööriistakasti, mida tavaliselt võrkpalli harjutades üldse nagu ei harjutagi. Seda minust näha nende blokis, kaitses, selles, kuidas pallide juurde lähevad, kuidas omavaheline koostöö on, kuidas nad huslivad. Et nad on saanud sellele pihta, võib-olla täitsa kogemata, aga minust see on hoopis see, mis neile edu on toonud. Kas rootslaste edu võib tuua nüüd uue revolutsiooni, kus hakatakse hoopis servile meeletult keskenduma? Sest nagu sa ütlesid, neil on juba vastuvõtt hetkel nii hästi käes, et suudavad väga paljudest kordadest mängida esimese palli üles variandiks siis juba löögiks. Et kas võib juhtuda nii, et tulevad paarid sellega välja, et trennis oluliselt rohkem senisest keskendutakse just servile, et suuta kuidagi neid sellise mängustiiliga paare nagu endast välja viia? Või ütleme, mitte lasta neil mängida oma mängu. On see vastu moment? Minul seda ma ei oskagi öelda. Võib-olla serviga saab ka nii, et sa paned mingit räiget banaane kuskile taha keskele, mis võib ka ebamugavamaks teha selle, et nende vastut on praegu nii kvaliteetne, et ma ei ole nüüd küll tähele pannud, et kui keegi väga kõva hüppelt servi paneks, et see neid väga nagu häiriks. Nad ikka suudavad selle päris edukalt sinna süsteemi mängida ja kui isegi ei suuda, siis ega nad teevad kolmandat palli sama hästi ära. See ei ole väga suurt vahet. Minust on huvitav küsimus see, et huvitav, kui paljud sellest nišist nüüd kinni võtavad. On näha juba tuuril olnud või te ei ole nüüd saanud käia viimase poole aasta jooksul, aga olete te kuulnud, vaadanud? Mulle küll tundub, et läheb, nagu võetakse sealt niši ja see on see suund, kuhu kõik liigub. Kui sa vaatad osasid mängijad, need tunduvad juba isegi maailma tipus osad olevat siuksed, kellel lihtsalt ei ole eeldusi sellise mängu viljelemiseks. Kas ei ole nii, kus on ikkagi üks konkreetne suur blokimees ja teine on selline väike kaitsesibli ja selle tundub, et sellist saamast mängu, et nad ei saagi mängida võib-olla? Või saab? Et nad ei saa vastu võtta võrgu juurde ja ei saa lüüa teist palli. No kas nad nii osavad on ja jah? Kõik on arvutamise küsimus, ma arvan. See on kõigile võimalik. See nagu julguse küsimus, kes nagu julgeb, et just see, et neil on see ainuke tee, aga teistel ei ole. Vaata, teistel on see, et ma olen juba 10 aastat mänginud, kui suudad sakslased või hollandlased. Neil on see nii väga täpselt, eks ole, välja kujunenud mängustiil, et kas nemad hakkavad midagi muutuma. Ma pigem ei usu. Ma arvan, et pigem proovivad oma seda asja veel tugevalt juurduda, et ma tõstan veel kõrgemale ja löön veel kõvemini, siis sel juhul midagi sükest võib ka täitsa tulla vastama. Aga see ongi nagu lahe, et võib-olla 10 aastat tagasi vaatasid MK-sarja, siis oligi kõik siuke Brasiilia ja Saksamaa kool, eks, et mäng oli väga ühesugune. Et vastuvõtt, kõrge tõste ja siis lahendad sealt, eks. Siis nüüd on nagu seda siukest erinevat mängustiili nii palju sisse tulnud, et üks asi ongi rootslased, teine asi on, kas või võtame itaallased, noor Kotapava näiteks on, et kui ägedalt nad teevad kogu aeg siukest poolkiiret sealt või jälle mingi täitsa nagu teistsugune nagu lähenemine, et Mark Kust ise pigem lähevad ka ilmselgelt mitte Brasiilia ja Saksa koolkonda, eks, et on ka väga siukene mitmekülgne mäng, et see teeb minu arust nagu selle rannavõrkpalli jälgimisega huvitavamaks, ei ole nagu must-valge, vaid on siukseid erinevaid värvidavane päris palju sees. Ja siis on ikka veel väike osava Karambula, kes ka igalt poolt läbi ujub, see on ka üliäge. Kui palju teie olete nüüd Elvi Kaamaniga mänginud? See sama finaal King of the Courtil, kas teil on 2-2 vastu mängu ka olnud üldse? Me oleme trenni hästi palju teinud, aga ma mängin selle. Trenni oleme teinud. Kuidas on nendega trenni teha? Arvestades, et ka teie olete ikkagi, nagu just Urmas mainis, natukene, ütleme, sarnast sellist teistsugust stiili ja rohkem avatud stiili viljelev paar? No trennides oli ikkagi teitsa. Ütleme, meie trennidega tegelikult väga ei anna võrrelda. Neil on hästi sellised, nad on selline hästi nagu füüsiliselt rasked trennid olid meil. Me tegime trenni ära, siis pidime 2 päeva pärast puhkama, et seda nagu sellest taastuda. Aga see ülesehitus on ikka pigem see, et on niisugune, nüüd teeme nagu
noh, nüüd teeme neid mingid, ma ei tea, lööme teist palli või nüüd lööme nagu sellist või nagu harjutame seri vastu niisugune nagu hästi nagu korduste peale ikkagi üles ehitatud ja selline noh, niisugune nagu tampimine pigem, et seal mingit loomingulisust tegelikult nagu trennis küll välja ei tulnud, et mingi sellele, et nüüd keskendume, ma ei tea, mingite uute lahenduste leidmisele või mingite asjade, pigem ikka nagu selle ühe tee raiumine. Siis on ikka nagu täiesti vastuvoolu teie, ütleme, sellise mõttemaailmaga volleväljakul. No kuigi nad mängus neil tuleb täiesti teine asi välja. Et minu arust see nagu ongi neil nagu selline kogemata avastatud asi. Mulle tundub ka, et nad on millegile nagu natuke kogemata pihta. Noh, tegelikult kui vaadata nüüd nende mängu, siis tegelikult ega seal väga palju erinevaid lahendusi ei ole. Sest need lahenduste hulk on tegelikult väga minimaalne. Kui vaadata siis need kohad, kuhu nad jooksevad, kus nad teevad kiiresti, aga noh, nendele praegu nagu ei ole leitud vasturohtu või ei saata väga hästi aru, et noh, millise nendest lahendust, noh näiteks meil on 3 valiku võimalust nii-öelda, mille üle nad valivad, aga ei saada aru, et no millise nad valivad ja nendel 3 on selles mõttes nagu füüsiliselt nii suur vahe, et kas ma olen siin blokis või hoopis teisel pool platsi blokis ja ma ei jõua nagu neid mõlemaid võtta, et see on see, millega nagu praegu väga hädas ollakse. Et aga ei ole nagu nii, et no midagi oleks nüüd super ettearvamatult nende puhul, et mind huvitab üks asi veel, et kui Karl rääkis, et on justkui nagu, noh, nad ongi algatanud revolutsiooni, eks siis kas see on ka selles mõttes nagu suurema mõjuga, et rannavõrkpalli on päris palju niisugust vanade meeste alaks ka või kogenud meeste alaks peetud, eks, et aga nemad on hästi noored, eks, ja see mängustil tundub ka, et pigem ma ei kujuta ette, et ma ei tea, 37-aastased see täpselt samamoodi mängida, eks. Et kas see nüüd tähendabki seda, et järjest rohkem pigem tipus ollaksegi seal ühel hetkel kuni 30-aastaseni ja pärast seda ongi raske, et kui see revolutsioon nii-öelda õnnestub, see ilmselgelt see ei ole 5 aasta teema, eks. Aga kas see liigub sinna poole, et see on ka nagu huvitav asi, mida jälgida? Ma vaatan seda, et üks asi, mida nad, noh, nagu võib vaadata, et nad on väga loomingulised ja teevad nagu täitsa teistmoodi asju. Aga üks asi, mida nad absoluutselt näiteks ei kasuta, on jalad maast rünnak. Noh, näiteks teistpalli jalad maast mitte kunagi ei löö. Neil on kõik on sellise füüsilise ja kõrgelt lahendamise sellised lahendused kõik. Et ma vaatan küll, et nagu, kui nad vanemaks saavad või kui sellist mängustiili kanda nagu edasi nagu vanemasse kehasse, siis saaks kaasata nagu teistsugused lahendused, mis ei nõua nii suurt füüsilist sellist võimekust, aga on ka väga loominguliselt, see ei pea olema füüsiliselt selline, et lahendada asju nagu kavalalt. Kas nemad on praegu maailma kõige füüsiliselt võimsam paar või? Selles mõttes, kui te rääkisid, et kui rasked on nende trennid füüsiliselt, kui palju seal on sellist kordust ja rasket tegemist, millest peab pikalt taastuma? Mina julges küll väita, et praegu on nähes seda Doha eliiditurniiri, sest et naljakas on see, et kui kunagi Rasmusega, hipist treener, rääkisime, siis nad, ta seletas, et jah, et vaata, meil on siin kaitsemees ja blokimees on 1,93 m, et me peame mängima seda, et meil on sinusugused suured mehed vastas vaata, et me muidu nagu pole võimalik. Siis vaatasin selle eliiditurniiril just see kaitsevend Ooman. Kõigilt üle bloki. Okei, bloki ja hiljaks ka natukene, võib-olla bloki nii kõrgel ja nii kõvasti lihtsalt pajutas üle bloki kogu aeg. Mollilt üle kõigilt, kes seal oli lihtsalt tagus. Oli lihtsalt naljakas. No ma arvan, et nende treenerist peab ka rääkima. Mis on üldse huvitav, et ikkagi rannavõrk, meil tundub küll suur ala olümpial väga vaatav ala. Inglis keeles ei ole ei Helvigist ega Oomanist mitte sõnagi. Ehk siis Wikipedias ainult mõnes keeles nendest tehtud leht ja inglis keel, mis on ju põhiline Wikipedia keel, ei ole nendest mitte midagi veel tehtud. Huvitav vist vaata, et millal see lõpuks sinna jõuab, kui Euroopa meistrist ka Wikipedia leht tuleb. Aga õnneks sa rootsi keelt oskad. No, täkk. Täkk on ainult meeles praegu. Nii, aga Rasmus Jonsson, nende treener, 42-aastane, maailma kõige pikem blondide juustega mees, ma arvan. Ta oli ise ka mängija, ma vaatasin Google'ist tema pilte, tal olid sellist värvi lühikesed püksid, et seal oli üle 1000 erineva värvi pandud sellesse ühe püksipaari peale. Ja mis oli veel hea, 2 saate vahel on veel üks asi sündinud. Minu sõprus Rasmus Jonssoniga. Ta lisas Instagramis hakkas jälgima, ma mõtlesin, et nüüd on tekkinud mingi, et ju ta ka nägi lõpuks, et Eestikate 4. aastal 2021. Aga kurat, ta jälgib üle 7000 inimese. Ma tahtsin kurvastada, et ta isegi hakkas minu abikaasat jälgima või tahtis hakata, ma ei tea, kas Trindaga vastu. Aga mitte sind. Aga mitte mind millegi pärast. Mõistlik mees. Aga samas tuleb öelda, et Triinu lemmik rannavõrkpallur on küll Aaman.
et ma ei tea, kas see mängustiililt või need sa ei peagi kõiki ägedad teadma. valged see jääda. lokis juuksed, aga nii on jah. Tervitame Triinu ka. Kuule, aga me peame natuke võib-olla ettevaatlikud olema, sest et minu teada on Rasmuse tüdruksõbrane eestlane. Jah, Ilmselt ta vist tõlgib ära kogu selle asja ja kas me peame midagi välja lõikama nüüd või? kõik. Aga tegelikult ikkagi jube äge vend, sest ma saan aru, et temast on tulnud kogu see nende stiil ju. Et ega need 2 noort poiss ise ei hakanud 13-aastane mõtlema, et ainus tee maailma tippu on hüppelt Seal on üks vanem treener. Üks mees on veel, jah. Kellel on palju vähem juukseid. Kellel on vähem juukseid ja kes mina olen aru saanud, on tegelikult selle taktikalise süsteemi väga rohkem. Jah. Nii et ütleme, 2 mehe peal on see enda stiil rajanemas. Kas seda Rasmust te teate ise ka hästi? Kas ütleme, Rannavalle ringkonnas ikkagi suheldakse treeneritega ja nemad, ma saan ühed, kellega te ikkagi suhtlete rohkem? No, Rasmus on väga sõbralik. Tega me suhtleme päris palju. Ma küsikski, et nagu, teil on võib-olla iseenesest mõistetav, aga kuidas see on ikkagist, et nüüd et te teete rootslastega trenni, et ma saan aru, et nende treener viib seda trenni läbi, teeb seda teiega, teie teete nendega koos lihtsalt harjutusi, et see ei ole siuke tavaline sparringu trenn. Et kuidas te nagu jõuate sinna või miks nad ei tee enda mingi Rootsi kaaslastega või kust te üldse kokku lepite, et saame Tenerifel kell 1 nüüd seal 3. platsil kokku ja et nagu seda... Tenerifel näiteks käib kõik hästi jooksvalt, sujuvalt, sul on seal mingi punt ja siis sa hakkad vaikselt, sa tead, kes seal on, siis sul on nende kontaktid ja hakkad uurima. Kus sa tead, kes seal on? No sa lähed kohale ja sa näed, kes seal on. Nagu lähed... Ja käid uurimas, jah, aga meil on see, et tihti lugu, kas me oleme treeneritta või isegi koos Indrekuga oleme, siis me kunagi ei pretendeeri trenni läbiviimisele. Tavaliselt. 90% kordadest. Et siis... Sest et me saame omi asju teha ükstapuha, mida me teeme. Me niikuinii anname endale ülesanded, me teeme oma trenni ikka ja siis las teised teevad, teistel on tavaliselt nagu harjutuse põhisem, et neil on vaja mingid harjutused ära teha. Meil see ei ole nagu kõige tähtsam. Siis sellistele treeneritele nagu näiteks Rasmus, neile väga meeldib meid kutsuda, kuna me ei ütle, mis me tahaks nagu teha. Me ütleme, vii trenn läbi ja neile see väga sobib. Et siis nad ikkagi alati kutsuvad meid. Aga tookord oli küll naljakas, et see oli just see eelmine aasta Tenerifel, Kusti taastus COVIDist. Läksime nendega trenni reaalselt, Kusti vist taastus 2 päeva sellest ja siis me ütlesime, et me rohkem rootstega trenni ei lähe. Aga ma saan aru, et Tenerife on siis siuke pro Rannavolle mekka või? Trenni mekka või? Et sinna lähed alati, saad kellega trenni teha. Aasta alguses vist eriti, eks? Ja, detsember, jaanuar, veebruar. Ikka kedagi leiab, jah. Aga ütleme, Rinaldo Rühka lähevad sinna samasse randa, kus on need väljakud püsti pandud, ütleme, Moll Soorum treenivad siin, Helvi Kaama on siin kõrval, võib-olla Tiisar Nõlvakuga. Kui nüüd Rinaldo Rühka lähevad... Tiisar Nõlvak ütles jälle valesti. Vale video, ma üritan tuua see stabiilsust. Revolutsioon seal ka. No teeme. Et kas meie Nilsiga lähme ka küsime, no ütleme ähegi Helvi Oomani juurde, et kuule, tomorrow, we want to practice, maybe you want to join our great practice. Kas on šanss, et või nad lähevad kohe maailma edapesse, vaatad ära? No training. Nad ilmselt ei viitsiks, jah. Aga seal on, saaksite kindlasti näiteks Rasmuse ja tema siis selle kiilakast vanaisaga mängida. Need treenerid mängivad seal õhtuti, seal on harrastajaid ka hästi palju. Laus Lukas Rivavesik on seal ka praegu. Et saad seal löögile pääseda. Seal ei ole nii, et ainult, kuidas mõtled, kas tippaaridel on ikkagi väljakud kuidagi broneeritud siis või? Seal on 4 väljakut, mida saab broneerida jah, nagu raha eest. Ülejäänud on sellised, et pane ise väljak püsti. Palju maksab üks väljak? Me ei ole kordagi maksnud. Me panime puuki. Me lähme niimoodi, et me pakume sparringut, pakume teenust. Juudipoisid või? Aga... Nii, et eelmine aasta samal ajal, kui me käisime, me ei olnud veel B-kategooria veel ja me ei tahtnud maksta väljakut. Me käisime pigem seal on 2 randa. Üks rand on see, kus on need rendiväljakud, teisel rannas kell kõrval on, kus pannakse ise püsti. Aga näiteks norrakad alati teevad seal kõrval oma väljakute peal, panevad ise püsti hommikuti ja rootsed teevad oma väljakute peal, et seal teisel pool on veel ägedam isegi. Alati on hea ära põhjendada kuidagi ise endale see, miks sa ei mängi seal, kus on paremad väljakud. Aga läheme edasi. Tegelikult, kui me rääkisime siin rootslastest, ma arvan, on paslik ka võib-olla nendest lähtuvalt rääkida teie oma mängustiilist. Et teie ju hakkasite 2015 selle Rannavollega pihta ja üsna pea. Millal Indrek Verro teil mängu tuli? 1,5 aastat hiljem äkki vist hakkasime vaikselt suhtlema läbi interneti.
see on nagu tutvumine mõne naisterahvaga alguses. Pehmelt Tutvumisportaalis alguses, 1,5 aastat ja siis saate esimest korda kokku. see nagu Kas sul, Indrek- Karl, kas kõigepealt Indrek võttis Instagramis followti ja siis läks edasi. Sa mõtled Rasmusega või? mul oli Võib-olla tõsine oli küsimus fookus ka, Karl. 1,5 aasta pärast on aeg. Ja Urmas, võtame vahele. Mind huvitas lihtsalt see, et kas Indrek võttis teiega ühendust, et nägi mingeid asju või te ise otsisite? me ise ikka otsisime. Ma isegi ei tea, kuidas me jõudsime Indrekuni. Indrek oli Selveris tol ajal minu arust füüsilise ettevalmistuse treener äkki või? see me vist alustasime juba enne. Minu Aha. arust. Me alustasime siis, kuidas Šveitsis oli. Mm. Või veel enne. Natuke veel enne. Vassiljeviga oli Šveitsis jah, mingi aeg. See oli pärast Selverit. Ta käis Aa. sul Soomes külas, oli nii? Siis ma ei tuttunud taga väga. Käis külas! Kuidas sina võõrustad inimest nii? Kas sa ütled, et sinu magamine, ma lähen ära? Nagu Airbnb-na, võti on seal. ei, aga ausalt rääkides, minu meelest oli kuidagi nii, et ta oli naiste koondise juures ja siis läbi sinu õe Kristi tuli mingi, nad natuke rääkis sulle, mida nad teevad ja hullult äge on, kuidas nad füüsilist trenni teevad ja siis me käisime isegi koos Kristiga ühes trennis, kui ta tegi rannas. Midagi kuskilt sealt minu meelest tuli. Ja kohe klikkis või? Ma seda olukorda kohe ei mäleta, aga Kustit ei olnud üldse siis veel seal, kui seda koodi algas. aga klikkis küll suht kohe, jah. Jah, kohe oli, Ja kuidagi oli hea aru saama. eks me hakkasime tol hetkel, ega me ei hakanud kohe samad asjad tegelema, millega me praegu tegeleme, et see on siuke pikk sõit olnud, väga erinevaid asju õppinud, uurinud, katsetanud ja vahepeal üldse ju paar aastat olime koos, siis olime üldse aasta pausi tegime Indrekuga. Indrek ütles, et tõstis käed üles, ütles, et ma vist ikkagi ei oska teist rannavõrkpallureid teha. aga siis läks natuke aega mööda, siis tuli tagasi, ütles, et kuule, võib-olla ikka saab asja. Et ehk siis see tee, mida te praegu käite, ei tähenda, et on veel see lõplikult õige tee, et te võite veel 180 kraadi pöörduda kuskile järgmisesse stiili või mõttemaailma. ei, 180 kraadi me kindlasti ei pöördu ja ega me ei ole vist tee peal ka 180 kraadi ei ole pöördunud teinud, lihtsalt siuke natukene kompimine, ma ütleks, kuidas sulle tundub. Siuke süvenemine on olnud. Süvenemine. Jah. Järjest nagu detailsemaks. Nagu, kuidas nagu professionaaliks saab mingil alal, tuleb võtta asi pulkadeks lahti. Siis mingi hetk see pulkadeks lahti võtmine lammutab ka nagu sükest, seda, mis praegu on nagu käes, see, mida sa oled saavutanud. Et see on, see on süvenemise tee olnud nagu detailiseerimine ja süvenemine. No vaatame niisugust tavalist inimest, kes võib-olla mõtleb, kuidas rannavõrkpalli trenn käib. Harjutada tuleb elemente, vastu võtta tõstet, lööki, servi, tuleb harjutada oma paarisega koostööd ja lõpuks tuleb vaadata taktikaliselt, mida vastaspool teeb, siis teisel pool võrku ja proovida need nõrkused üles leida. Kuidas teie lähenete sellele? No sa nimetasid nagu mingi 7 asja. Nii, et see on selline, ütleme, siuke nagu hästi nagu üldistatult vaade. Aga et nagu, millest need iga eraldi asi koosnevad. Kui võtta näiteks üks asi sealt lahti, mingi tõste, et millest see tõste koosneb. See on mingi füüsiline kehaliigutus, kus sul fookus on selle tõste ajal, mida sa fokusseerid. Seal saab nagu hästi palju detailiseerida tegelikult ja minu arust see on nagu täpselt selline nagu sellise professionalismi tekkimine, kui sa lähed veel rohkem detailidesse. Saad aru, kuidas see asi käib ja siis sa saad seda nagu tegema hakata. Nagu täpsemalt tegema hakata, paremini tegema hakata. Urmas, sina oled käinud siin viimasel ajal üsna palju mängimas, siis ütleme, Dmitri Korotkoviga nende vastu. Olen ka mina seal olnud, aga mitte nii palju. Aga kui palju mina olen sinuga suheldes aru saanud, sa oled üha rohkem vaimustunud, ütleme, sellest lähenemisest, sest sa oled ise olnud pigem ka alati ise taoline mängija, kes otsib nendele traditsioonilistele lahendustele mingid lisakäike, kus oma mängu murrag tuua. Jah, ma ütleks küll, et ma julgeks öelda isegi, et ma ei tea mitmendat korda, aga taas armunud rannavõrkpalli, et see on nagu lahe selles mõttes, et ma arvan, et neid kordi on enne ka olnud, aga praegu on võib-olla niisugune kõige suurem see isegi toimunud, et mul on kuidagi äge niisugune viimased pool aastat olnud ka, et algas üldse Mallorca laagriga, kus me saime väga paljude nii tippmängijate kui ka tipptreeneritega trenni teha ja siis sealt tagasi tulles tekkiski võimalus, ma ei tea, kui palju ma võib-olla 10-15 korda isegi Marti Kustiga nüüd viimastel kuudel trennis käinud, et see Indreku lähenemine
on minu jaoks nagu pika puuga kõige loogilisem ja arusaadavam, et noh, ilmselgelt mul ei ole sellist tausta ja neid teadmisi, mida võib-olla neil pundisel kõigil on, aga minu jaoks on see niivõrd loogiline, et ma nagu mingi aeg oli mul ka, eks puutusin mingites vestlustes kokku, et mida nad üldse seal trennis teevad ja räägivad juttu ainult, eks, ja tundub nagu imelik, et kas see on ikka nagu rannavõrkpalli mängimine, siis nüüd ise nagu sellel ajal minu teadmine oli lihtsalt see, et ma tean, et Mart on väga tark inimene, ma tean, et ta kindlasti, tema on enda jaoks nagu läbi mõelnud, miks nad sellega tegelevad ja see muu jaoks oli nagu fine, et teadmata, mida nad tegelikult teevad, aga nüüd olles ise natuke rohkem osa sellest olnud, siis jah, et noh, kas või see intensiivsus võtta, et ma viimasel ajal on kell käe peal trenni teinud, eks. Ja 1,5-tunnine trenn, mis me teeme enda pundiga koos, kus me kogu aeg oleme liikuvuses, võib-olla teeme 5 sekundiks, eks, joogipausi versus siis ütleme Indreku trenn, kus me tõesti vahel arutame mingeid asju päris pikalt ja lihtsalt seisame, siis trenni lõpuks vaatad, et noh, see intensiivsus on ikkagi tuntavalt suurem Indreku trennis, et see on nagu üks asi juba, et ja teine asi on ikkagi jah, see kogu see loogika, et või ma arvan, et ma olen kuskil alateaduses või kogu aeg lähenenud mingites asjades nagu sarnaselt sellele mängule. Need asjad on võib-olla välja arendamata, aga see nagu sümpatiseerib mulle väga küll, jah. Minust on huvitav ka jälle vaadata oma tasandilt, ehk sealt harrastaja tasandilt seda, kuidas võetakse üle ikkagi seda, mis toimub maailma tipus ja mis toimub, ütleme teie näitel siis ka Eesti tipus, et kui eelmine talv meie oma punt, kus on ikkagi ka tuntud mängijad, Siim Ennemuist, Urmas, Nils, Rein Tiisaar, Jaan Rebel, Kaarel Kais, et ülevalt hüppelt tõstet, no me kordagi ei harjutanud, liialdamata. Võib-olla keegi nalja pärast proovis, aga nüüd on ikkagi see, et meil on päris tihti treenides sees see, et kas see annab mingi lisapunkti sulle või sa üritad igatahes seda hüppelt tõstet teha, et natukene viia ennast agressiivsemaks siis ka, ütleme, teise puute näol, et sa ei ole puhtalt ainult tõsta rollis. Samamoodi see sama soojendus, mida Kusti ja Mart on minust aastaid teinud, kus te nagu kanad jooksite ringi selle väljaku poolel ja söödate üksteisele. Ja minu arust ka, alati kui võimalik, mina teen pigem seda, kui tavalist üks-ühele sellist kätte löömist. Sest see kuidagi saad keha soojaks, saad oma liigutused kättega kätte ja see ka juba harjutab sul seda kõike puudet ja asja, et on tore näha minust, kuidas sa ikkagi võtad üle trenni neid asju, mida sa maailmas või kuskil näed. Aga see on nii lahe ka, et no Siimuga oleme ka hakanud kiiremat mängu mängima natukene ja ei ole nagu see, et sa pead ütlema, ma tulen nüüd kiiret või ma tulen nüüd tõusvat lööma, vaid sa näed, et et Siim nüüd tuleb kiiremini peale, lased selle kiire tõsta, siis ta lööb selle ära, vaatad mingi pool plokki on ees, vaatad, jumal lahe nagu, vaata, et see on nagu, tekib nagu siukene uus hingamine sellesse asja ja see on nagu minu arust hästi nauditav. Aga mul on ka kindlasti Indrek Verro väga suure nagu sisendi andnud. Ta on põhimõtteliselt ainuke, ma arvan, nii-öelda treener olnud rannavõrkpallis, et ülevalt tõsta sain tema kaudu selgeks ja ma igal juhul kuidagi ei taha halvasti öelda. Aga ma olen ka terases töötanud, kui te veel Teras Beachil siis trenni tegite ja teil ikkagi, Urmas praegu räägib, et on siuke intensiivsem trenn ja ma saan aru, et praegu teil ongi siuke tsükkel või vähemalt, kus te teetegi palliga ikkagist palju. Aga ma tean, et teil on ikkagist olnud ka siukseid trenni, kus te päris pikalt olete liival, aga palli ei puudu ja teed seal mingeid muid asju, et võib-olla sellest natuke rääkida, et mis see täpsemalt on või et ma usun, et kui te seda teeksite Urmasega, siis ta vist sellest väga midagi aru ei saaks. Ilmselt praegu ei saaks, jah. Kõigest. Proovin või? Proovi. Võib-olla nii palju oskaks praegu selle kohta öelda, et vaata, ma enne rääkisin sellest rootslaste teemast, mis mulle tundus, et kuhu nad nagu peale astusid. Mulle tundus, et nad harjutasid hüppelt tõstet, ja siis nad on komistanud selle peale, et tänu sellele nad on hakanud näiteks fokusseerima, seadma sihtmärgi endale või haarama oma paarilist, kuna neil on seda infot vaja. Nemad on jõudnud sinna läbi hüppelt tõsta ja on sellised omadusi arendanud. Et meie puhul on see, et me tahame need omadused, millest meil oleks võrkpalli mängimises kasu, olgu näiteks paarilisega arvestamine, paarilise kiirusest arusaamine, paarilise kehakeele tunnetamine, võib-olla oma enda
reaktsioonidest aru saamine, et milline reaktsioon platsil mul aitab kaasa, milline ei aita kaasa, milline takistab, mida peaks kasutama või mõtted või no mis iganes seal omaenda sees toimub hästi palju, millest mul on ja millest mul on kasu võrkpallis või mis takistab üldse. Et me ei taha, et me ei suuda nende peale komistada, kui me teeme metsikult trenni, me peame neid ise üles leidma. Ja vahel selleks, et neid üles leida, me peame lihtsalt näiteks istuma ja neid otsima või vaatama või hoopis vabastama, et sellest nagu kasu oleks. Aga see on vist ka tõsi, et ega igale sportlasele see süsteem peale ei lähegi. Et meil on ju teie enda pundis, kas oli Mihkel Tanila, Timo Lõhmus, Jaan Rebel, kes on kõik siis Korotkoviga mänginud. Ja nemad ikkagi kõik üsna varakult tundsid, et see ei ole nende teema, kes läks üldse saali tagasi, kes lõpetas ära ja kes siis läheb oma teed. Et see vist ongi nii, et sa pead olema ikkagi ühel lainel või et see ei ole selline asi, et see kõigi peal toimib ja kõigi peal on hea. Et teie lihtsalt olete omavahel saanud aru, et see on see kõige õigem tee, aga kas te ka ütlete seda, et ütleme ka mingisugused täiesti teistsugused stiilid on täiesti arusaadavad, kuna need sobivad sellele inimesele, kes seda praktiseerib paremini? See peab olema nagu personaalne lähenemine või see on üleüldine universaalne? Mina ütleks niimoodi, võin jälle öelda. Kas teil on nii, sa pead Kustit küsima sõna? Ei, ma mõtlen, äkki Kusti tahab ka midagi öelda. Mina ütleks niimoodi, et tihti juhtub see, et ma vaatan kas või näiteks oma lähiringkonnas, hästi lähedaste inimestega. Näiteks kui ma näiteks räägin, et ma täna peaks käima Lilleorus, siga koht on üks pühapaik Lilleorus, ma tahaks täna seal käia, mingid asjad ära, mingid praktikad ära teha. Siis tihti isegi need kõige lähedasemad inimesed pigem vaatad, pühapaik, mingi koht, usk vist või, teised käivad ka, äkki on mingi kommuun üldse. Ja siis selle asemel, et näiteks küsida, et okei, et aga mis sa seal teed, mis point sellel, miks ta on, pigem on nagu nii, et ei taha kuulda. Hästi palju ma olen ka, et mõni võib-olla tuleb meie punti, tahab teha trenni, aga pigem on see, et esimene reaktsioon on, et okei, mingist sihukesest teemast räägib, pigem ei kuula, igaks juhuks äkki ma saan midagi teada. Ja siis muidugi nagu ei sobigi. Mulle tundub, et sellist suhtumist on hästi palju. Üks minust huvitav teema ongi, et mida Dmitri Korotkov, kes teiega on koos teinud ikka mitmeid aastaid, mida ta suvel teeb üldse. Et kas ta, mulle tundub, vaadates seda trennis koos teiega, et temas on ka ikkagi meeletu potentsiaal sees. Aga et seda nüüd kuidagi välja saada ja leida see omale sobiv paarine. Palju te omavahel seda arutanud olete Indreku ja Tiimaga? Natuke oleme arutanud küll. Tiima on tõesti nagu väga palju edasi läinud. Ta võiks väga kõrgel tasemel väga hästi mängida. Praegu on tal seis selline, et tal paarilist ei ole minu teada. Aga nagu see ei takista ta üldse ise edasi arenemast, mis on lahe. Et ta saab, see meie trennides ta saab, ma ütleks, sama hästi ise edasi areneda, kui ta oleks kellegiga koos mängiks. Aga seda kõike tuleb kuidagi realiseerida, kui ma mõtlen turniiride näol, see on see eesmärk ju, et kuskilt tuleb leida see paarine lõpus ka Tiimale, kellega koos ta saaks ütleme oma potentsiaali välja mängida võistlustel. No ilmselt ta leiab kellegi mingi aeg. On Eestis silmapiiril neid mehi? Mina ei ole otsinud. Mul ei ole vaja. Eks aeg näitab, mis see tema tee on. Et tema tee on praegu teistsugune kui meil. Tema on üksinda, meil on paariline. Aga kui ma omakiskesed vaatan, siis kõik tundub ühtepidi nagu väga, väga loogiline, et see nii praegu on. Ta ise ka ei stressi selle pärast, et ma arvan, et kui tema selle pärast ei stressi, siis me ka ei pea. Et tal ei ole nagu seda survet, et ta peab, ma ei tea, mingit eelarvet kokku ajama või mingit, et ta peab mingit tulemusi kuskil tegema. Näiteks ta saab praegu puhtalt keskenduda enda arengule, mis on väga lahe. Ja nagu terve aasta läbi. See on ühtepidi on see väga suur eelis. Ja ta ikkagi teeb täiskohaga praegu rannas treeneri tööd, mis on ilmselt selle arengu üks osasid veel. Ja mis aitab ka kuidagi... Ta on ise küll öelnud, et ta tihti saab ka taipamisi hoopis trenni andes ja siis saab neid rakendada jälle oma mängu, et see kõik tal väga, ütleks, et ta on väga heas kohas praegu, et me ei pea tema pärast üldse muretsema. Pigem peab tema tulevase paarise pärast muretsema, et see kuskilt välja ilmuks. Selle pärast ka ei pea. Urmas, sa ei mängi Tiimaga uuesti midagi. Te olete koos kunagi väga häid turniire teinud. Tiimaga mängiks väga hea meelega, aga ma väga hea meelega mängin Siimuga ka ja Siimuga on meil plaanid tehtud, aga ma olen nagu sellega nõus, et
Dima on kõvasti edasi arenenud ja ma arvan, et tundub, et ta areneb veel kõvasti, et jah, temaga on lust just sihukest kiiret ja võib-olla natuke teistsugust mängu mängida, et ta on ise väga, kuidas nüüd öelda, loominguline ja saab rasketes olukordades päris hästi hakkama ja see on päris nauditav. Aga me teie lähenemisest jõuame rääkida siin tulevates saates ka kindlasti, see on meie üks eesmärke teha, võtta pulkadeks kogu see tegutsemine, kuidas ja mil moel te edasi lähete, aga tuleme väike sellise uudisteploki juurde. Kuule, aga mul on vaheküsimus. Jaa. Kas me ei vaatagi neid mängimas või? Me vaatasime ära juba. Head vaatajad nägid seda juba. Ei näinud? Selge. Me saime Ardolt praegu sõnumi. Ardo on saanud kenasti ka ilusti klapid pähe. Aga paneme siis klipi käima ja vaatame koos seda. Vaatame natukene. Siis ikkagi tuleb kohe, kes ei taha need ise otsima minna, näevad kohe ära, kellest meil siin vahepeal jutt käis. Elli Kaaman siis kollastes peab ära ka mainima. Jah, me võime siia peale veel natuke mõned sõnad rääkida, kui siin midagi meelde tuleb. Kiharatest siin rääkisime, et siin on kohe näha neid. Hetkel siis Ooman neid kaitsemees ründamas. Jälle kollases. Ikkagi agressiivne on see mäng igas mõttes. Siin on nagu näha, et nad kogu aeg igast olukorrast ikkagi nagu ei lähe nii, et esimene puude, et ma lähen seda vastu, vaid iga olukord on kohe rünnak, kohe tahan selle palli anda nagu ründama. Mu jaoks tundub müstika, et kuidas nad selle King of the Court'i ära kestavad, et seal on need ju ka kogu aeg ees otsas, aga see on päris intensiivne ikka 45 minutit niimoodi lasta. Eks see on ka veidi ilmselt vigastuste aldis, et kui nii suure koormuse pealt teha trenni ja mängida kogu aeg, et mingis vanusesse võib hakata mõjuma, aga muidugi loodame, et seda nii pea veel ei ole. Nad on natukenega, ma ütleks nagu õige pisut tagasi tõmmanud, et kui nüüd veel aasta tagasi nad sisuliselt nagu tundus, et oli nagu käske antud, et kui sa tõstad jalad maast, siis sa saad trahvi. Et isegi vahel nad seal 6 meetri pealt ikkagi hüppisid ja tõssid, et nüüd need olukorrad ikka lahendavad ka jalad maast ära, et võib-olla süke 3-4 hüpet vähem game jooksul teevad. Aga nad on kõik päris head selles, et isegi kui see olukord ei ole ideaalne, see palli ideaalselt ees, eks, siis nad päris osavalt saavad ikka väga hea lahenduse sealt välja võlutada. Aga kes on nende vastu üldse hästi mängimas? Kas ikka Mol Soorum on ainsad? Meil ei ole lihtsalt väga palju praktikat, et see pool aastat on kestnud ja nad on siin omavahel mitu korda juba finaalis mänginud, aga ega vist praegu ei tundu, et selle mängustiili vastu Mol Soorumi kõrval kedagi veel väga hästi nendega hakkama läks saamas. Nüüd on jah põnev vaadata, et kui siin tuleb rohkem turniire ja rohkem vastasseis, et kuidas siin läheb, et ma kindlasti arvan, et leitakse nende vastu ka natuke ikkagi rohtu. Kena. Aga läheme edasi, uudiste blok siis ja algus uus hooaeg Dohas eliitsarja etapiga, see oli siis veebruari alguses juba ja meil on siis teada sealt tulemused ka, Mol Soorum võitsid siis finaalis Ooman Helvigut 21-19, 21-19, väga tasavägine nauditav mäng, täpselt jälle see, mida nägime ka Euroopa meistrite poolfinaalis, kui nad omavahel vastamis olid, et tõeline tippvõrkpall ja nauding täies mahus. Ja naistest siis võidukad Stam Sean, kui on hääldus õige, ja Brunner Hüberlit võitsid nemad. Ja miks meile see naiste finaal võib-olla ikkagi eriliselt on tänasel päeval juba märkimisväärne, on siis väga lihtne. Rivo Vesik, Eesti koondise peatreener, on siis nüüd nii Brunneri kui ka Hüberli treeneriks. Küll mitte päris ainus treener, ma saan aru, et seal on see nii-öelda põhitreener, tema on siis kõrval olev abimees. Nii et Rivo on meil naiste võrkpallis sees nüüd küll täiega, kui varasemalt oli Venemaa meestekoondise juures ja Stojanovski Rassilnikovi, siis üks treeneritest, siis nüüd ta on hoopis naiste võrkpalli juurde läinud. Kuivunen Jürgenson seal aitab siis lause kõrvalt, Soomets olla seal põhitreener ja nüüd siis ka Šveitsi naistel juhendaja. Aga ma saan aru ikkagi, et Eesti võrkpallis on Eesti rannavõrkpalli peatreener on ta? Jah. Just, et mitte ainult naistele siis, vaid kogu koondise. Mida see üldse tähendab, ega siin saab Kustit ja Marit küsida, et kui palju ta meestega üldse seotud on. Suvel ta kedagi treenis, ma tean, kas vist Kais Meijust, aga ega ta teiega otseselt vist seotud ei ole või? Meiega jah, hästi vähe. Jah. Tema kui peatreener siis võtab mingi hetk teilt ülevaate, et kuidas seis on või kuidas see? Ei ole jah. Meil on ikkagi sellest vabad käed, et me oleme oma tiim, meie treener Indrek ja Rivolt me võime alati abi küsida, kui meil midagi on. Ta aitab rohkem ilmselt tegeleb võib-olla selle süsteemi kui terviku haldamisega, et kui siin vahepeal olid mingid suuremad
toetajaid või tiime või mingeid katuseid luua, et siis, et neid kokku klopsida ja hallata, aga praegu mänguliselt oleme meie ikkagi Indrekuga, jah. Ma tean, et Kuivanen Jürgensonile vist leidis Rivo oma tutvuste kaudu päris korralikku toetust, et selles suhtes kindlasti Rivo roll on suur, et tal neid kontakte on ja kui jah, Jürgenson Kuivanen on, saab ka nii ikkagi panna mängima, nad saavad aastaringselt tehagi töiselt rannavallet, siis see on juba suur roll. Aga räägime siis nendest kahest naisest lühidalt ka. Niina Brunner, 27-aastane ja Tanja Hüberli, 30-aastane. Esimene neist on siis kaitsemängija, teine plokimängija ja nad on tegelikult ju võitnud koos juba 3 Euroopa meistrivõistluste medalit. Hüberlil on ka 4 tükki kokku medaleid Euroopa meistrist aastast 2021, et see ei ole mitte mingi juhuslik alustav paar, vaid see on ikkagi maailma tipus aastaid olnud paar, kellel ilmselt oli mingit nüanssi juurde vaja sinna tiimi, et veel järgmine aasta teha. Kas just selle paari kaitsemängija sulle hästi meeldis tema tegutsemine? Jah, oli täpselt. Jah, Brunner. Teda ma vaatasin küll mängimas ja kuidagi nii hästi oli fokusseeritud. Kuidagi ja väga selline sisemine põlemine oli nagu nii suur, et ta nagu kuidagi väga hästi oli mängus sees ja väga hästi nagu läks neid välja tooma, ja no kuidagi oli natukene eristust teistest. Ja tegelikult naiste rannavallet jälgite ka üsna aktiivselt, kui te olete selle karussellis sees? Turniiril olles ainult, muidu kodust eriti mitte, jah. Selge, väga hea. Asjad on selged. Mis veel ma võiks tegelikult naiste võrkpalli kohta selle tulemuste kohta siin rääkida? Minust oli see Doha Elite selles suhtes hästi võib-olla ka revolutsiooniline, et seal oli 4 paari, kes olid top 4, olid kõik Euroopast. Ühtegi poolt Brasiiliast ja USA-st kõik kuksid ennast välja, et tegelikult Brasiilia ja USA on olnud ikkagi naistel selline ikkagi domineeriv, aga Euroopa läks meeste osas nagu kuidagi siin juba aastaid tagasi jõudis Brasiilia ja USA-le järgi või läks eest ära, et nüüd ei tea, kas näeb naistes seda sama tendentsi. Et hästi põnev, naistes on küll väga palju kõvasi paare tulnud, et mina ikka medalimänge tavaliselt vaatan naiste omasi ka, et see võrkpall on tegelikult meil väga äge. Jälle teistsuguseid nüansse kui meeste võrkpallis, et neid kaitsepalle teistsuguseid ja tihti on rallid pikemad. Aga kui ma finaalegi vaatasin ja seda natuke naiste turniiri seal pikemalt, siis mul tundub ikka naistel on omajagu neid mängijad, kes veel alt sööduga tõstavad palle nii-öelda löögiks ette. Kas meestel on sisuliselt kõik need ülevalt tõste peale? Soorm. Aga tal on moll paariline. Jah, ütleme Soorm võib. Aga meestel on ikkagi 95% või sisuliselt kõik on... Mõned tipus ikka on. Soorm tõstab alt, siis Rusic natuke seal väristab ülevalt tõstega. Alisson alt ikka, jah. Alisson tõstab alt veel. Plavents vist, kuigi ma ei tea, kas teda saab tipuks praegu nimetada, aga... Kes see? Plavents. Ja. Kuigi ta tõstab ülevalt ka nüüd juba natukene. Ma ütlen lihtsalt ära, Rinaldo Rühka tõstavad ka ülevalt. Aga Piigil on nii alt tõsta lihtsalt, et ta nüüd on ka saanud ülevalt tõsta väga hästi käppa, ma saan aru. Aga et alt on ikka veel täpsem. Alt tunnen ikka ennast mugavalt, jah, aga ma näen nagu, miks tasub tööd teha, et see ülevalt sööd ka ikkagi mängu tuua. Ta on nii palju stabiilsem? Mitte stabiilsem, aga ta muudab sihukest mängu dünaamikat niivõrd palju, et kui ma iga kord üritan ikkagi mingit palle alt tõsta, siis ma päris palju võimalusi jätan kasutamata. Kas nüüd siis selle ülevalt söödu puhul, ma saan aru, et on natukene uus pall, ja natukene ka jälle kohtunikud võtavad teistmoodi seda ülevalt palju. Mis see täna on, mida teha ei tohi ülevalt söödu puhul? Olete te aru saanud? Juba. Soperdada. Nad on võtnud praegu rangema selle, et sa ei tohi kogu see kinnipüüdmise teema, et see oleks range. Et lõdvemaks on läinud võib-olla 2 puudet. Et võib natukene, kui sealt läheb keerlema või natuke tundub, et on eriaegne kontakt, et siis see on lõdvem, aga see kinnipüüdmise moment on rangem, et kui kohe tundub, et sa ikkagi teed 2 liigutust, pall liigub sul käes alla ja ülesse, siis on viga. Et see põhjendus oli neil see, ma sain aru, et selline hoitud pall või selline suunatud pall, võtan siit ja viskan sinna või üritan seda täpsust ajada väga taga, et see nagu aitab ründajale kaasa, aga kui sa kogemata seal teed kiire puute ja tuleb natukene 2 puudet, see nagu ründajale justkui kaasa ei aita, et selline loogika ma kuskilt nagu kuulsin. Loodame, et siis ka Eesti suvised rannavalle kohtunikud on pidanud täna 1,5 tundi ja rohkemgi saate kuulamist vastu ja saanud selle info. Ma ei tea, ilmselt Eesti kohtunikud Uku Rummi ees otsas
võtab kõik ette enne suve ja räägitakse selle läbi, aga see ülevalt tõste küll on olnud ikka päris pikalt selline küsimuse koht, aga minu arust, jälle ma ütlen, ka jalgpallis ju näiteks on väga palju lahtisi olukordi, kas on viga, ei ole viga, et see mingisugune mängu ilu jaoks on tegelikult tore, kui jääb see vaidlemise moment sisse. Et kuidagi kõik ei saagi spordis panna päris täpselt reeglitesse, et see mingi tunnetus, sa pead tunnetama isegi kohtunikku, et teadma, millist tõstet see kohtunik laseb läbi ja millist mitte. Pallimängudes küll ei saa niimoodi väga konkreetselt kasti joonistada, kust läbiminemist ei toimu. Aga see on küll asi, et ma loodan, et me siin Eestis käiksime ka ikkagi seda sama teed, mis maailmas käiakse, et päris tihti on ikkagi, me oleme paar aastat nagu maas justkui, et ja see on päris tihti muutunud nagu ka, et vahepeal ikkagi oli ju see mindset, et jumala eest ära ülevalt tõsta, et ma kohe vilistan nagu kind of. Et siis tänasel päeval vaatame, mis maailmas toimub, siis ikkagi tuleb ülevalt tõsta ja meie kohtunikud ja Uku eesotsas võiks seda ka nagu viljeleda. Räägid sa ülevalt tõstast, mis Urmas mainis, et üks asi on, et saad kiiret mängu mängida, saad võib-olla ajast on teistsugune, ja üks variant, kui sul on ikka 2 kätt üleval, siis sul on võimalus olla ohtlik. Kui sul on 2 kätt all, okei, sa võid selle palli alt ka üle anda, aga see on vähem ohtlik, et kohe sa avad ühe nüanssi jälle juurde. Aga head sõbrad, meil oli eelmises saates siis lubadus, me teeme challenge'i. See challenge on meil 2 versus 3 ja me peame tulema kohe selle juurde, et inimestel on olnud võimalus seda juba vaadata interneti vahendusel täispikkuses. Saime selle üles lõpuks. Takistused ei ole mitte ainult sportlastel, vaid ka vahel väga suurte failide üleslaadimisel. Nils sai seda omal näol. Ma ei, valus on Karl. Me salvestame saadet täna on teisipäeva õhtu. Üles läheb saade, siis peaks minema kolmapäeva õhtul. Loodetavasti teie kuulad olete juba kolmapäeva õhtu meie lainel, aga me tegime selle lindistust muidugi esmaspäeval, et me jätsime selle viimasele hetkele ja me saime selle lõpuks üles. Selle video võib panna taustal käima ja me saame siis sellest valusest kogemusest rääkida. Mis juhtus? Oli see, et 3 naljameest nagu videost on näha. Läksid siis Mardi ja Kusti vastu. Urmas ei teadnud, et tal musklit ei ole praegu. Aga mängima nad hakkasid. Ja mis siis oli väga ilus, oli algus. Nagu ikka on elus paljudel asjadel on algus ilus. Ja Urmas... Juba võit. Esimene võit meil tuli Nilsi kiviga. Kas see oli sul kuidagi läbi harjutatud ka? No ma mõtlesin, et ma 2 punkti, või tähendab, ma 3 punkti teen, siis mõtlesin esimese teen kivikates. Teist 2 jätab mängu, vaata. Teist veel näeme. Me läksime 10-4 juhtima seda mängu, mis Mart, sulle vist kõige keerulisem oli ikkagi see, et kui oli meil serv hästi käes, siis sinul minna blokiga, me ajasime hästi laiaks selle mängu, siis sinul oli natuke keeruline, et kuidas nüüd selle blokiga jõuda ette ikkagi meestele? Jah, ma jäin algus natuke nagu aeglaseks, et ma ei saanudki aru, kas te olite algus harukordselt kiired või ma olin harukordselt aeglane, et pigem lõpus hakkasin natukene rohkem teiega kaasas käima, et reageerida kiiremini, et siis jõudis nagu natukene paremini kohale ja jõudsin ise ka siis blokki nagu normaalsemalt oma käed asetada. No mäletan, te ütlesite seal ka, et serviga vist natuke ohtlikumaks teha või ühe välja võtta või midagi siukest. Jah, mingi hetk ma hakkasin ka vist rohkem lühikese serve teile sinna panema, et see töötas, et tegelikult vaata, kui 2 vastu mängid, siis võtad lühikese servi vastu, sa pead ikkagi ise ründama minema, aga mulle tundus, et kuna teid oli 3 platsi peal, siis oli teil nagu see, et hea küll, et ma võtsin lühikese vastu, ma enam tööd ei tee, et ründama minna, et siis jäi alati nagu teisele. Et oleksite võinud seda kindlasti paremini ära kasutada, et see lühikese. Kasutas seda mõned korrad ikkagi ja sellega vist üllatas ka, aga siit näeme jälle päris hästi. Mõlemad ikkagi väga laiaks olime aetud, aga muidugi kui koksud olid, siis Kusti suutis ka kaitses hästi ära võtta. Kuidas kaitses mängida oli üldse, Kusti, kui sul on vastas just, ütleme siis 2 ründemängijat? Oli küll teistmoodi. Ma tegelesin seal ka tegelikult nende asjadega, millega seal trennis just tegelesime, nagu vahetult enne seda mängu. Üritasin saada aru täpselt sellest Mardi blokist, et millise suuna ta võtab. Nagu enne tema hüppamist ja siis mul natuke fookus ei sinna, et see oli põhjus, miks ma olen neid kokse väga üles toonud seal. Päris ausalt tunnistama, et ma vaatasin ka, et Kusti need koksud, mis ta minu vastu alati on ära võtnud, elu esimene blokk ja kohe Mardi vastu. Nagu ma siin vaata enne rääkisin ka, et vahel need lühikesed blokid vaata, lihtsalt kaovad ära sealt vaata, ju see seal oli vaata. Aga jah, et siin on kus lihtsalt üle lõid. Mida Kusti muidu võtab. Urmas, milline sinu kogemus oli mängida seda siin?
Mul oli selles suhtes huvitav kogemus, et me reedel Vabariigi Fiestal mängisime ju ka, kus Kusti oli haige, et siis ma mängisin ise Mardiga ja siis kahekesi 3 vastu. Meil oli siis Rein Tiisar, kuna sina läksid teisele poole. Just, et ütleme nii, et seal, kus 3 liiget on ikka palju lihtsam olla platsil. Et minu jaoks eriti, et kui 3 vastu mängid, siis see platsi nägemine kadus justkui ära või see tähendab nägid, aga nägid, et kuhugi ei saa seda kokset teha, eks. Et see oli nagu, ja sa teadsid juba ette natukene, et peale paari pallivahetust, et sa pead nagu jõuliselt seda lahendama minema, mida Mart ja Kusti päris palju tegid ka meie vastu. Minu arust vist ei teinudki ühtegi koksu. Mina küll ei teinud. Mina koksin korra piiri. Kaissa ise tegi koks ära ja siis ma vaatasin otsa Karlile kätte. Mina sain üles selle. Piirikoks ei ole selle mängu relv. Aga mis mängu otsustas lõpuks oli ikkagi teie paar head servi, seal oli vist 18-18, üks oligi minule lühikene serv, ei saanud kätte ja lõpuks siis lõin viimase palli lausa Mardi plokki, et väikesed asjad, aga lõpuks ikkagi võtsite oma ära. Minule tundus see, et me ei katsetan isegi heast vastuvõtust, mitte midagi erilist. Meil kuidagi läks kohe Urmase ja Nilsiga see asi tööle, et me tahame selle mängu võita ja tundus, et see töötab siis, kui me mängu hästi laiaks, me ei tee mingit tempost, ei lähe keegi ja mingit lollus ei tee, vaid proovime selle MM-i 5. ära kustutada, aga lõpuks ei kustutamata. Statistikat meil vist ei ole, eks, aga ma arvan, et hea vastuvõtuga see oligi väga mõistlik, et see toimis ikka päris hästi ja eriti kui Mart võib-olla servis ka, et seal oli päris keeruline normaalselt ette jõuda. Aga natuke üksluiseks läksime küll mingi hetk, et seal oli päris mitu olukorda, kus Nils oligi Mardi vastu blokis näiteks, eks, et seal oleks võib-olla midagi teistmoodi saanud teha, samamoodi kui eriti Mart hakkas neid ette serve tegema, võib-olla oleks vastuvõtul võinud ka natuke teistmoodi asju korraldada. Jah. Nii et 18-21 meile kaotus. Minu küsimus siis, kui teise game'i mängiksime, kas siis võidate või? Igal juhul. Kas see on järgmise korra? Reedel oli samamoodi ju. Esimese kaotsime, teise võitsime. Mina ütleks selle ka ära, et siin on loomulikult väga palju. See list on pikk, miks me ei saanud seda mängu võita. Aga me võtame ühe näite lihtsalt. Üks näide on see, et me mängis uue palliga, see ei olnud küsimustki. Ei olnud mingit demokraatia, eks ole, me oleks võib-olla valinud vana palli. Molteni võib-olla. Eks ole, Molteniga ilmselt. Mina oleks õupalliga mänginud, seal võiks olla mul šanss. Aga me mängime selle uue palliga, eks ole. Loomulikult on raske. Teie olete harjunud sellega. Meie tuleme, eks ole. Lihtsad inimesed maalt, eks ole, tuleme. Oma vanad need kätsakad, eks ole, kaasas ja me uue palliga mängu. Loomulikult me ei saa ju sellist kontrolli. Teiseks, mina mängisin ilma prillideta. Ma ütlen, ma mängisin ilma prillideta. Ilma prillideta, mul on üle -1. Ilma prillideta võta 50% maha, ehk siis saab pane meile 50% punkti juurde, 36-21. Et ma võiks lugema jäädagi need asju. Me ei ole rahvusvahelisel tasemel mänge saanud. Meil on täiesti puudu. Urmas läheb Taisse esimesed, ta ei saa lähedal mängida, ta peab Taisse minema, et saada rahvusvahelist kogemust. Ja seal võib-olla ei pääse turniirile pealegi. Me oleme suures hädas ja siis te tulete ja nülbite meid lihtsalt sedasi. Aga jätka. Ei, mul rohkem pole. Sai täis. Me teeme uue challenge'i. Kas meil on uus challenge? Me oleme midagi mõelnud. Mart ja Urmas, ma vaatan teile otsa, teil oli paremini selge see mõte kui mul vist. No küsimus on, kas see on nüüd challenge on meie oma vahel või Urmase ja Marti Juhkami vahel? Jah, võib-olla Karl peab natukene valgustama vaatajaid Juhkami pakutud challenge osas. Kas see oli kas see oli Trossist? Jah, just. Et kas Juhkami suudab saalis lüüa või? See oli vist isegi kuidagi niipidi, jah, ta pakkus, et me teeksime oma vahel, aga ma pigem oleks selle poolt, et ikkagi me teeksime oma vahel. Me tahaks võitu saada, eks ole. Just. Et ühesõnaga see Trossist ässa löömine jäi eelmine kord natuke õhkube. Et küsimus siis selles, et kas Urmas tõesti oskab Trossist ässa lüüa. Või see on legend. Või on see legend. Et ehk siis selle asja selgeks oma vahel. Selle võib kohe ära öelda. Ehk siis kas täpsustame veel reeglid järgmiseks korraks või täpsustame kohe, aga ühesõnaga läheb sinna auku, et kes meist rohkem Trossist ässa lööb. Kas ikkagi maailmameistrisuste 5. paar või mehed metsast? Just. Ja me paneme kokku sama arvu serve ja mõtleme sinna mängu ümber. Ja mis te arvate, kes võidab? Mina tean, et meie võidame, sest meil on Urmas pundis. Kui juures on nüüd trennis Urmas küll olnud ja tegelikult isegi lööb. Päris lööb. Selles suhtes on küll väga huvitav. Tahaks kohe näha, milleks see võimeline on. Võib-olla ei peagi tegema selles, et me kuulutame Urmase võitjaks ja läheme edasi. Need on mehed.
Need on mehed. Need on nagu teil seal MM-i 8-finaalis need vastased, et kes lihtsalt ei ilmunud kohale ja te saitegi otse edasi, et see on sõprus. Võib-olla neil oli ka 2 last kodus ootamas. Väga hea, siis on meil kõik selge. Värsked infod on meil ka tulnud kusjuures alaliidu poolt. Meil tuleb suvel Balti tuur. Selline huvitav asi. Urmas, sa oled ka ranna toimkonnas sees. Jaa, vastab tõele, et 3 etappi siis üks Eestis, üks Lätis, üks Leedus, nagu te võib-olla isegi aimasite, aga esimene etapp on äkki, ma nüüd ei julge kuupäevi öelda, aga ütlen ikkagi 8.9. juuni on äkki Rakvere etapp ja siis see läheb ka Balti tuuri arvestusse. Teine etapp on kuskil Läti-Leedu piiri juures ehk siis Leedu etapp ja finaaletapp on juuli lõpus Liepajas ja 3-2 läheb siis arvestusse, et kuidas see Balti tuuri üldvõiti siis välja selgitatakse, et on oodata siis Eesti etapile, Rakvere etapile kindlasti nii Leedu kui Läti mängijaid ja ma loodan, et Eestist ikka minnakse ka Läti ja Leetu mängima. Ja ma ütlen sellega ära, et kui nüüd harrastajad, kes tahavad turniile minna, küsivad kohe, et kuidas peale pääseb, siis plaan oli vist selline, et korraldajariik saab antud turniile 6 paari otse põhiturniile ja 3 paari saab siis nii see teine kui 3. riik. Just. Ja põhiturniil nagu ikka üldiselt 16 paari. Ehk siis on veel kohti ka kvalifikatsiooni kaudu. Ja ma saan, Urmas, sinul on plaan Balti tuuri vähemalt ka välismaal jälle minna, kui Tais tuleb tagasi tulnud. Kui juba otsa lahti teeme, siis paneme täiega edasi. Kui juba Tais ära käia, mis see Läti-Leedu ring siis teha ei ole. Nils, kas sinul ka plaanis on suvel Balti tuuril osaleda välismaal ja kellega mängid? Ma arvan küll, aga eks see aeg näitab. Aeg on. Ma kuulsin täna jäi kõrva, et Timo Chip paarilist. Mul on ta telefoninumber olema, ma ei lase Nilsil üldse sekkuda praegu. Jaa, ühesõnaga väga huvitav lisand. Ma usun, et see on kasulik küll kõigile. Seal on auhinnaraha ka veidi suurem siis kui kohalikel Eesti etappidel, aga konkurents ka kõvem, nii et selles suhtes kõik on tasakaalus hästi. Urmas tuleb kasumlik suvi. Eeldusel, et oled heas vormis. Ja et Mart ja Kusti ei mängi. Ma sain aru, millele sa vihjad, aga tõesti pole sellele kunagi mõelnud rannavõrkpalli mängides, et ikkagi paratamatult on ikkagi miinusprojekt, kui hakata raha lugema. Aga jah, et tahtsin selle veel lisada, et tegelikkuses on ka Eesti kalender minu arust suures pildis paigas, et ma arvan, siin lähipäevidel EVF annab ka selle välja, et tasub juba suveks plaane teha, et tuleb ma arvan, üle aastat üks ägedamaid rannavõrkpalli suvesid Eestis ka. Me saame endale ka reklaami teha. 544 korraldab selle aasta siis 2 GP-etappi. Jõekäru rannakeskus, meie oma rannakeskuses korraldame juuli 1. nädalavahetus ja Kloogarannas, kus eelmine aasta juba paljud käisid, ilmselt on kursis, et seal me teeme siis mitte juulikuu viimane nädalavahetus, vaid sellele eelnev nädalavahetus. 21 juuli. Sest et see Liepaja ehk siis viimane Balti tuuri etapp andi sinna viimasesse juuli nädalavahetus, küsis, kas meie saaks muuta ja meile sobis see väga hästi. Ja me otsime vabatahtlikke. Meil on plaanis teha mõlemal turniiril väga korralik suur üritus igasuguste lisaasjadega, nii et kellel on huvi, juba võib meile märku anda info@544.ee, pange kirja, et olete huvitatud ja sest meil on teatud kindel arv, mille me üritame vabatahtlikest siis täis saada ja mulle tundub eelmise aasta huvi põhjal, et neid huvilisi on palju, see on väga lahe, kui palju Eesti rannavolle kogukond on kasvanud marust. Aga Mart ja Kusti, kumba teist see suvi näeb jälle Eestis mängimas või kas üldse näeb? Ma kuulsin Timo otsib paarist. Me ikkagi oskame öelda alati, et ei tea veel. See on päris hea vastus ja see on väga aus vastus. Tegelikult ei tea veel. Oluline on arvestada sellega, et olümpiakvalifikatsioon eks käib ja see tõenäoliselt saab väga tihe olema. Aga muidu, kas teil endal nagu on selline soov või ma tean, Mart, sa mängisid eelmine suvi, on ju. Et kas see on nagu meeldib? Lahe küll, mulle küll meeldiks. Kui nagu nädalavahetus klapib ja füüsiline keha kannatab ja pereplaanid, siis rõõmuga mängiks. Tore kuulda. Nüüd on küll meie pereplaanid sellised, et Mart ja Kusti peavad vist lausa lennukiga koju lendama, sest peres oodatakse, lapsed ootavad ja abikaasad ootavad. Urmasel samamoodi ja abikaasa ootab. Ilmselt vaatab hetkel samal ajal hipitreeneri Instagrami kontot ja naudib meie podcasti. Ja Nils, sul ootab mõni järjekordne eksam, sest sa tulid otse eksamilt ja iga kuu sul mujale minna. Suusatamine tehtud, nüüd äkki uisutamine. Head kuulajad, vaatajad, suur tänu, et olite taas meiega need umbes 2 tundi ja kohtume uuesti juba õige pea.
aitäh! Tšau!